Mul on nii hea meel, et täna me hakkame kohe-kohe rääkima Sandra Sillamaaga väga erinevatel teemadel. Ja ma tunnen suurt põnevust juba ette, kuidas naiseks olemine võib olla haavatav, samas kuidas teha julgeid otsuseid, kuidas saada aru iseendast, mis toetab ja mis ei toeta. Ja millised eluotsused võivad sind tuua kontakti iseendaga ja anda elule maitse, eheduse ja et sirutada enda parema versiooni poole. Kõigest sellest ja paljust muust me kohe hakkame vestlema, nii et ole meiega. Aga enne veel, kui kuulama ja vaatama hakkad, ma tahan sinuga jagada minu enda kogemust. Eelmisel suvel ma kinkisin Sandrale raamatu Mina, sina ja kõik meie vahel. Ja nii nagu õige pea ta ise jagab, on raamat olnud väga suureks abiks talle iseendaga tuttavaks saamisel, läbi erinevate küsimuste mõtestamisel, arusaamisel, kuhu ja kuidas ta inimesena jõuda tahab ja kuidas elu üldse võiks olla rõõmsam ja tähendusrikkam. See on oluline koht, sest just sellel eesmärgil ma selle raamatu aasta tagasi kirjutasin, et suurem hulk inimesi õpiks tundma iseennast ja läbi iseenda tundmise saaks suhted teiste inimestega, tööalased või romantilised või sõprussuhted või ka perekonnasuhted muutuda kvaliteetsemaks, tähendusrikkamaks ja rõõmuküllasemaks. Minu raamatu, mis võib olla abiks ka sulle ja tõenäoliselt ongi, leiad sa minu kodulehelt või siis erinevatest raamatupoodidest üle Eesti. Ära jäta ennast üksi ja kuula jätkuvalt, mida siis Sandra pajatab enda ja oma põnevate tegemiste kohta. Tere tulemast, Lilian Saage podcast alustab ja see on podcast, kus ma kutsun endale külalisi, kellega koos julgelt ja avameelselt ja võib-olla ka pisut tabulistel teemadel rääkida, mis ei olegi nii lihtne ja mida ma olen märganud juba läbi erinevate podcastide tegemise, et mõnikord meil ei ole ka kutset avada teemasid. Keegi justkui ei küsi. Kui keegi ei küsi, siis ei sobi ka sellest rääkida. Nii et ma tervitan sind, hea kuulaja, vaataja, kes sa oled juba meil varasemalt meiega ja see, kes sa esimesena sel korral satud kuulama, vaatama. Täna mul on külas Sandra Sillamaa, kes on naine kogu oma tõelises ilus, eheduses, väes. Sandra, sa oled ettevõtja, sa oled muusik, sa oled ema, sa oled inspiratsioonikõneleja, sa oled, ma võiks öelda isegi maamärk teistele naistele ja võib-olla ka meestele. Tere tulemast! Tere ja väga tore on siin olla. Mul on väga hea meel, et sa hakkasid tegema seda podcasti, tõesti siiralt. Ja no on aus rääkida, et mina käisin kunagi eelmisel aastal sinu podcastis rääkimas ja tookord meil oli teemaks julgus rääkida seksist. Ja mind väga kõnetas see, et kuidas sa teed, et sinu raamat Lase tiiger tuppa ja julgus rääkida erinevatel teemadel ei olegi nii tavapärane. Jah, mulle tundub ka, et ei ole, et kas nagu sa ütlesid, et ei anta võimalust, see on väga hea mõte, et võib-olla ei oska ka küsida ja ei oska ka ise ei hakka võib-olla niimoodi suvalistel teemadel rääkima, et ei ole seda võib-olla ruumi ja kohta ka, kus rääkida. Palju sina oled kogenud, et sinu käest küsitakse midagi ja siis sa hakkad vastama sellele, saad aru, et tegelikult inimene ei tahtnudki teada. Või vastupidi, et ma tahan küll rääkida, aga minu käest ei küsita, kui ei küsita, siis ei sobi rääkida. Vot põnev küsimus. Tead, mul on tunne, et mul on nagu 2 elu. Et mu elu ütleme ennem siis 40-ndaid. Tegelikult ma alles eelmine aasta sain 40 muidugi. Ma just mõtlesin, et täpsustame ära selle koha. Täpsustame ära ja ma saan see aasta 41. Et aga
mingi elu seal, ma ütlen ikkagi, see 40 on nagu hea piir, vaata selge ja elu nüüd pärast seda ja ma arvan, et kindlasti oli neid hetki palju. Ma arvan, et ma ei osanud isegi märgata, ma arvan, et ma ei osanud isegi vastata mingitele küsimustele, et kui sa ka ei ole enda sees võib-olla mõtelnud või loonud selgust ja sa võib-olla ei ole ise seal kohas, et üldse mõelda mingitest asjadest, siis sa ei pane neid võib-olla küsimusi ka tähele. Ja nagu noh, ühele mingi tavalisele küsimusele me võime erinevates eluetappides ju vastata täiesti erinevalt või näha seda täiesti erinevalt. Et kindlasti on seda, aga nüüd selles uues elus ma ei ole seda tegelikult niimoodi välja ütelnudki, aga enda peas kuidagi ma näen mingit selliseid nagu etappe. Siis ma arvan, et isegi kui ei küsita, aga mul on mingi teema sees, siis ma ütlen oma näiteks mingitele lähedastele sõpradele, et kuule, ma tahan sellest rääkida. Et mul on see koht, kus seda välja rääkida, kindlasti, jah. Ja jällegi erinevate inimestega erinevatel teemadel. Et ei ole nii, et üks ja kõigest räägime, aga kuidagi on jällegi ka see, et kus need inimesed või need sõbrad on oma eluetapiga, on ju. Kui sa räägid sellest 40. murdepunktist nii-öelda, siis ma tunnen ennast väga ära. Et On jah? absoluutselt ja ma mõtlen, et need kõik kuulajad-vaatajad nüüd, kes lähenevad 40-le, et olge hoiatatud, tormihoiatus on antud, 40 on selline aeg, kus midagi juhtub, noh, tegelikult antropoloogiliselt me räägimegi, et 42 on see vanus, kus inimene kas teeb oma arenguhüppe ära või selles elus väga sageli ta ei tee seda arenguhüpet ära nii-öelda. Ongi nii, jah? Niimoodi Vot seda ma ei räägitakse. teadnud. Ma küll lugesin, ma praegu loen seda Wim Hof, mis on see külmas vees ujumine, hingamine, kõik see mõtteviis, aga naistele siis just naistekeskselt räägitakse ja seal oli ka see, et see 30ndate lõpp, 40ndate algus, et see tavaliselt on naistele mingi murdepunkt, kas lahutatakse, muudetakse mingid karjäärivalikud ja nii edasi, et jah, et mina nagu, ma pean ütlema, ma natuke lootsin nagu, et see ei ole, et see läheb nagu, et ma olen see näide, et noh, et kõik nagu räägivad, jah, 40 ja siis on nagu niimoodi teistmoodi ja siis sa oled siuke, et no lõpetage ära, et ärge pange mingeid selliseid uskumusi või piire peale. Aga on teistmoodi. Ja see on ta ja selles mõttes on ta täitsa loogiline ka, et ma arvan, et see me Katrin Saaliga rääkisime ka, et 25. eluaastani me alles küpseme. Et kui me mõtleme selle peale, et 25. eluaastani me küpseme täiskasvanuks, mina tegin oma olulised otsused enne 25. saamist. Ma olin 2 lapse ema juba selleks ajaks. Ma olin juba läinud paarisuhtesse selleks ajaks. Ma olin juba teinud väga palju asju ja ma ei olnud küps naine absoluutselt selleks, aga ma tegin kõik nii, et õnnestuda selles valikus, kus ma olin. Ehk et see ei olnud mitte nii, et oo, vaesekene, mis minuga juhtus, vaid et mul olid kaasa antud instinktid, teadmised, arusaamad, mudelid ja ma käitusin selle järgi. Ja ma arvan, et see küpsemine 40-ndateks jõuab see, et kas see on kooskõlas minu valikuga. Kas see on kooskõlas sellega, millist elu mina soovin elada? Kas ma olen see inimene, kes ma soovin olla? Ja minu jaoks see murdepunkt, kus mina hakkasin pihta, oli see, et ma ei meeldinud enam endale. See naine, kelleks ma olin saanud, oli vihane, kuri, vastuoluline, rahulolematu oma partneriga, kuri oma lastega ja siis väljapoole ma siis särasin ja olin rõõmus ja olin reibas. Ja mul tuleb meelde kohe 2 juhtumit. Esimene juhtum oli see, kui ma käisin ühel reisil töökolleegidega ja siis läksime reisile ja väga tore oli kõik ja ma tundsin, kui tore reis ja issand, ma sain lõpuks ometi jällegi kodust ära ja kõik kõik need toredad asjad, mis selle kaasas käivad. Ja me tulime tagasi ja me olime vahemaandumisega. Ja ma istun lennujaamas ootan oma jätkulendu ja minu kõrvale istub kolleeg ja küsib, kodu läheneb, jah? Ma mäletan seda küsimust enda sees, et mis mõttes? Sa oled hoopis teistsugune, sa oled tõsine, sa oled endasse tõmbunud. Ja see oli midagi, mida ma arvasin, et teised ei näe. Ehk et ja see oli nagu nii suur avastus mulle, et aga ma tahan olla samasugune, nagu ma saan kodust väljas olla, ka kodus olla. Ma ei taha olla enam selles limbos. Et see oli esimene sihuke üks märkamine ja teine märkamine, millest ma ka olen rääkinud oma koolitustel, et ma pidin olema seal kuskil 40 piirimail. Ma ei olnud veel pereteraapia õppesse läinud. Ma tulin koju, väga kiired ajad olid ja astusin uksest sisse. Mul oli siuke tunne, ma olin nii väsinud, et ma ei jaksa püsti püsida. Siis ma tulen uksest sisse, meie elutoas on Lego kast vaibaks lükatud. Nii et noh,
ja meie kodus on palju legosid, meie lapsed on armastanud legosid, kõik jõuluvanad on armastanud legosid. No teate, see kast on ikkagi suur. Mina ei tea, öelge mulle üks vanem, kes peaks tahtma endale koju legosid saada, aga no meil oli palju neid. Võib-olla keegi tunneb ära. Meil on täpselt sama. No nii. Ja siis ma näen, et köögis on kõik potid, pannid, kõik nõud, mis meil majas on välja tõstetud. Nagu välja näitusele. Ma saan aru, et minu otsa ees klingib neoonkirjaga idioot. Ja ma ei oska mitte nüüd muud teha, kui ainult oma laste peale häält tõsta. Palun tulge, kes teeb, ma olin nagu tuld purskav traak on seal. Ja mu kõige noorem poeg Artur oli, siis ta pidi olema mingi 5. Ta on täna 15, ta pidigi olema 5 umbes. Ta seisis siis julgelt mu ees ja ütles, emme, sa oled nii kuri, kui sa koju tuled. Ja siis mul tekkis see samastumise koht, et minu ema, kui mina olin väike, tuli koju ja oli kuri, kui ta oli väsinud. Ja ma kartsin ema koju tulemist. Sest kui ta oli väsinud, siis see ei olnud tore. Ja mina, kes ma olin saanud peaaegu 40, 4 last saanud, ma arvan, et koju tulemine võiks olla üks elu ilus koht. Ma muutun hirmutavaks draakoniks oma lastele. Ja ühe väikse julge poisi jäämine hakkas mulle ütlema, nii edasi ei saa. Et mul on vastutus teha midagi muud. Ja ma arvan, et need on need murdepunktid, kus väga paljud 40-ndates jõuavad, et nii edasi ei saa. Ja mõned ei jõuagi. Ja see pole ka küsimus. Vaid et kas ma võtan vastutada enda väsimuse, enda emotsioonide, enda käitumise või ma panen seda teiste peale, ütlen ärge käituge siis nii, koristage ära see lego ja ma ei peaks olema draakon. Oi, ma tundsin nii palju ka sarnase sama see kurjaks muutumine ja selline, et sa ei ole rahul, aga samas on nagu kõik okei tegelikult, vaata. Ja ma olen rääkinud oma sõbrad, kellega mina teen podcasti, Dagmar Ainsa, kes on psühholoog, et vaata, et kõige keerulisem ongi teha neid muutusi siis, et kui sul palutakse oma elu hinnata 1-10 palli skaalal, et lihtsam on teha, kui on see 1 seal. Aga kui sa oled seal vahepeal 5-6 juures, mingid asjad tegelikult on okei, headel päevadel, kus sa oled puhanud, on okei, aga siis tuleb see rahulolematus, mingi foon on ikka seal all ja sealt on raske neid muutusi teha ja mul on ka, ma arvan ka, et seal on see, et kas sa siis võtad selle mõtted, et okei, et korraks selle hetke, aga kas ma tegelikult olen, ma ei tea, õnnelik? Kas ma tegelikult elan sellist elu, nagu ma tahan? Kas need unistused, mis olid sellel võib-olla 5-aastasel, 6-aastasel Sandral, võib-olla see on natuke liiga noor, aga nagu, mis mul olid noorpõlves, kas ma tegelikult olen liikunud nende poole? Et kas sa hakkad neid küsimusi küsima ja midagi muutuma ja mulle tundub jah, et kuidagi see minu jaoks tuli see hetk päris tugevalt kätte ka seal. Ja ma arvan, et see ongi see, mida sa ka ütled, et ja terapeutidena me väga sageli ütleme nii, et mõnikord peab elu minema veel halvemaks, et tekib piisav motivatsioon teha muutus. Et täpselt nii ongi, et sihuke keskpärane, ma ei ole seda mootorit, et hakata tegema teistmoodi, sest peab olema nii tugev tõuge, et ma julgen, tahan teisiti. Ja ka võib-olla mudelid ees, et keegi ütleb, et on võimalik muutes oma valikuid, muutes oma otsuseid, muutes oma suhtekvaliteeti, on võimalik elada teistsugust elu, õnnelikumat elu, rahulolevat elu. Ja on vähem neid hetki, kus mina mõtlen täna, et ma ei mäleta ammu, kui ma olin tuldpurskav draakon, need on aastate taga, aga ma siiski mäletan. Ja ma arvan, et see on üks asi, mis mind nagu peas nagu toetab või minu südames ka toetab, et ma ei taha, ma mäletan seda veel tunnet enda sees. See on see koht, kus ma ütlen, ma tagasi sinna minna ei taha. Oma paari suhtes on sama märk, et kui ma hakkan märkama mingeid selliseid signaale, siis ma ütlen, vot sellepärast tuleb mul see keeruline vestlus ette võtta, et ma ei taha jõuda tagasi sellesse kohta, kus ma mäletan, et ma olin. Et kuidas sinul on, et mis sind aitab selle koha pealt nagu täna hoida ennast teel, sest on vaja ju täna liikuda samamoodi edasi, kui on. Ja see on protsess, ega see ei ole nüüd, et nüüd tuli 40 ja siis sa muutsid ja siis sa olid valmis ja nüüd sa oled valmis, nüüd hakkas see teine elutapp, üldse ei pea millegagi tegelema, kõik on nii selge. Et seal vahepeal on täpselt see, et seal on nii palju segast aega minu arust ja oleneb, mis siis need muutused kellegi jaoks on, et minu jaoks oli seal lahutus, see, et sa kasvatad nüüd lapsi eraldi, et nädal on lapsed, nädal ei ole, see on väga suur muutus eluliselt, ka tööalaselt suured muutused ja mis mind hoiab ja ka nagu elustiiliselt tegelikult, mina näiteks lõpetasin nüüd
poolteist aastat tagasi, natuke rohkem juba, alkoholi täiesti võtsin oma Mhm. elust ära, mida ma arvasin, ma mitte kunagi ei tee, Mhm. et mingis osas see ikka jääb, kuidas ma elan ilma alkoholita, kuidas võimalik on, ma olen ju see nagu see party girl ja see käib nagu elu juurde, Mhm. kuidas siis ma ei ole nii cool nagu. ja jumal tänatud, ma arvan, ma poleks elu sees kogenud sellist elukvaliteeti, nagu ma tegelikult kogen Mhm. praegu ja sa ei tea, ega ennem ei olnud nagu, me oleme jälle rääkinud oma sõpradega, et kas siis ennem oli hästi halb või? Ei olnud väga halb, aga sa kogu aeg tõstad seda kvaliteeti, sinu soovid muutuvad, sinu väärtused muutuvad ja siis tegelikult sa elad, nagu sa ütlesid, et kooskõlas rohkem iseendaga. Mhm. et muidu tekibki see nihe, et võib-olla see, mis sa 25. eluaastas tahtsid, olid teistel väärtustel, alustel, põhimõtetel ja nüüd sa pead nagu üle vaatama, et aga kas need on jätkuvalt samad, kas ma tahan midagi muuta ja nii edasi, et ja alkoholiga on küll see, et seesama laste teema, et ma mõtlen, et issand, milline ema ma olin siis, kui ma olin näiteks, mul oli pohmakas järgmine päev. Õud, ma ei taha sinna tagasi, noh, Mhm. never ever, juba laste pärast. ja teine asi, kui ma olen näiteks üksi siin Tallinnas nädal aega, võiks ju pidutseda ja juua aga ma ei taha seda tunnet, kui ma hommikul ärkan. Ma ei taha röövida endalt seda energiat, ma ei Mhm. taha röövida endalt seda vaimset rahu, mille ma olen saavutanud ja Mhm. millega töö käib ju ikkagi igapäevaselt, Mhm. sest kõik meid Absoluutselt. mõjutab. ja ma tahan noh, et seda kõikumist nagu vähendada, et on hästi-hästi-hästi, siis on hästi halvasti, et minul olid muidugi väga õudsed pohmellid ka, aga ma tahan tunda, et mina kontrollin Mhm. nii palju, kui ma Mhm. kontrollida saan, Mhm. kõike ma ei saa, aga seda küll. ja mis mind veel hoiab, on see, et ikkagi minu ümber on palju uusi sõpru ja Mhm. inimesi ja see on avanud minu jaoks tohutult uue maailma, et kuidas inimesed võivad mõelda, kuidas inimesed oma elusid elavad, et vaata, kui sa üks hetk oled oma mullis, see on samad inimesed, samad sõbrad ja see kõik võib väga hästi olla, aga siis sa kuidagi noh, jääd Mhm. mingitesse, sa võib-olla ei avasta uusi asju. et nüüd, kus elu nagu lükkas sinna, et aga kuidagi on vaja leida uusi Mhm. sõpru. Mhm. et nii sisemine vajadus kui ka see, et mingid sõbrad võib-olla nagu kadusid ära või nagu teed läksid lahku nii-öelda, et siis see on küll minu jaoks see tugi nii-öelda, sellepärast et ma armastan neid vestlusi, mis minu ümber praegu on, neid küsimusi. Oi, kui palju küsimusi me kogu aeg küsime. Ja näiteks ka selles töökeskkonnas, kus ma olen ehk siis ansambel Saduga, kellega muideks täna meil on sünnipäev, me saime 1-aastaseks. Palju õnne, palju õnne! et siis millised uued ongi nagu dünaamikad, vestlused, arutelud, kui sügavad, kui normaliseerinud me oleme selle, et äge on meie seltskonnas see, kui öeldakse, et kuule, ma magasin täna 8 tundi, Mhm. mitte see, et oh, ma olen ainult 3 tundi maganud, Mhm. see ei ole cool, meil tekib mure, Mhm. mis sinuga toimub. Mhm. ja ka see, et küsidagi normaalses, ma ei tea, lõunasöögilaua vestlus, et kuule, et kas sul on päriselt kõik okei või et Mhm. milleks sa maadled Mhm. praegu, et sellised sügavad vestlused ongi normaliseerida, et sellest on okei rääkida, onju. Ja vaata, kui oluline on see, et kui sul on inimesed enda ümber, kes lubavad samamoodi nendel normaalsetel vestlustel olla, nendel Mhm, sügavatel vestlustel olla. Ja on väga tavaline ka see, et keegi küsib minu käest küsimuse ja ma ei ole võib-olla valmis rääkima sellest, mhm. aga on ka hea öelda siis, et aitäh, et sa küsid, ma praegust sellest ei räägi. Just, Et ka neid olukordi on, jah. et ei maksa ka liiga tõsiseks kõike ajada ja liiga sügavaks kõike ajada, aga samas ma arvan, et meil on täna mure, noh, nii nagu toitumise puhul paralleelina, et meil ei ole mure seda, et me liiga palju võib-olla valku sööme, vaid meil on mure see, et me liiga palju nagu süsivesikuid sööme. Mhm. Et sama asi on tegelikult see, et meil täna on vestlustega mure see, et me tegelikult peame liiga palju pinnapealseid vestluseid Mhm, ja vähe sügavaid vestluseid, mitte vastupidi, et me ei pea hakkama neid vähendama või piiri peal mhm. hoidma, et ja ega need sügavad vestlused ka väsitavad, neid ei saa kogu aeg pidada, onju, muidugi ei saa. et ma vahepeal tunnen ka, et jälle, kus me kuskile kontserdile sõidame, pikka 2 tundi oled rääkinud mingit sügavatel teemadel ja saad aru, issand, kui väsinud ma olen, mul on vaja kergust ka, Jah. et see on see tasakaal jälle, aga mulle väga meeldib see mõte ka, et suhted meie ümber, ükskõik, on need siis romantilised suhted või sõbrasuhted, võiks olla sellised, et sa tõesti saad ka ausalt öelda, et kuule, et aga ma praegu ei taha Mhm, sellest mhm, rääkida. mhm, Ja teisel on okei, mitte ta ei hakka torkima, et no aga räägi ikka, no mhm, natukene, mhm, vaid sul mhm. ongi okei, et sa Just, jätad selle ruumi, just. et ma ei taha sellest rääkida. Mulle kohe meenub üks väga tore golfipidu, pärast pikka golfipäeva õhtul toimus selline kogunemine ja praasnik ja siis sain kokku ühe hea sõbraga ja tema küsib, noh, kuidas sul siis läheb? Ja mina tõesti hakkasin rääkima talle, kuidas mul siis läheb ja ühel hetkel ta vaatab mulle otsa ja ütleb,
kuule, ma nii sügavat vestlust praegust pidada ei taha, ma tahaks lihtsalt lõbutseda siin. Mhm, Ja ma mäletan, ja ta pärast hiljem ütles, ega sa ei mhm, solvunud. Ma olin nii tänulik talle. mhm, Miks ma olen tänulik? Sest temaga ma tean, et ta oskab panna piiri. mhm, Ja kui tema hoolitseb sellest, et ta paneb piiri, siis mina saan turvaliselt lubada endal olla mhm, selles, kus ma olen. Mis tähendab seda, et ma ei pea muretsema tema pärast, et kas ta ütleb mulle, kui ta saab või ei saa. Kas ta julgeb mulle öelda, et kuule, ma praegust ei ole selles kohas, et sind mhm, kuulata. mhm, Kas ta julgeb ise tulla teemaga nähtavale, kui tal on mingisugune olukord. mhm, Ehk et see on nii tähtis saada signaal. Ma annan endast teada, kas ma olen valmis või ei ole valmis. mhm. Kui palju me ise anname neid signaale välja, eks ole. Nii Ja. et see on selles mõttes nagu väga-väga põnev. Räägi mulle, kui ma mõtlen ka sa ütled, et sul on sadu, ka saite aastaseks. Ähm, praegust olete kõikjalt pärjatud, imetletud, sadu on tohutu. Ma isegi ütleks, et toonud välja sellist loomingut, mis on inimestele korda minemas. Mulle ka, ma Mhm. kuulan seda ja mind väga kõnetavad need sügavad sõnumid seal sees. Et kuidas sina hoiad et kuidas sa teed seda? Ühtepidi sa oled muusik, sa oled avaliku elu tegelane, teisipidi sa oled Sandra, naine. Kuidas seda tasakaalu hoiad, seda integratsiooni hoiad, et oled sa mõelnud selle peale üldse, kuidas sa neid rolle täidad või ei täida või kus see päris Sandra on? Ma arvan, et tead, minu jaoks muutuski see lihtsaks siis, kui ma ei pidanud enam teesklema nagu, kes ma olen. Ja võib-olla need enda peas loodud mingid välised ootused, kuidas sa peaks olema, kes sa peaks olema ja siis võib-olla keegi polegi tegelikult sulle neid seadnud, aga sa oled endale seadnud need. Ja sa oled kuidagi ja siis on nagu raske, kuidas ma ütlen, neid nagu maailmu äh, kokku kuidagi sulatada, aga minul üks mõte, mis mind väga saadab, on see, et see, kuidas ma olen väljapoole, tegelikult ma tahan ka kodus olla, täpselt nii, nagu sa Just. ütlesid, et kas nende kõige lähedasemate inimestega ma olen see tore ja hea või on see ainult miski, mis väljapoole paistab. Ja et seda hoida tasakaalus ja mulle tundub, et see ongi pärast 40-ndaid alates uuest elust. See on minu jaoks tegelikult lihtne. Muidugi on ma avalikkuses ei räägi ju tegelikult kõiki asju, ma jagan päris palju ja oma mõtteid, päris palju ka mingeid, ma ei tea, isikliku elu asju, harjumusi ja nii edasi, aga mul on ka teatud piirid, mida ma ei jaga tegelikult. Et ma hoian seda mingit asja ainult endale või siis oma sõpradega, oma perega. Ja kuidagi mulle tundub ikka, et see kõlab nii, et kui inimesed sellest varem rääkisid, et nüüd ma leidsin iseenda üles ja nüüd ma olen kodus ja mis iganes, siis ma pean oma sõnu sööma ja ütlema samu asju. Et tegelikult on mingi punkt, kus sa jõuad, et sinu sees on selline sügav rahu ja see on nii tore, et ma arvasin, et ma ei olnud kindel, kas ma uskusin, et see tegelikult võimalik on. Ja et ma olen ise mõtelnud endale selle kuidagi nii, et nagu meri, et pealispind ikka tormab, iga päev kiire, jooksed sinna lastega, see värgid, tekivad mingid plahvatused, mingid stressiolukorrad, väiksed draamad, nii edasi. Aga sügaval sa tead, et tegelikult kõik on hästi. Ja issand, ma ei tea, kas ma vastan su küsimusele praegu. Minu jaoks, ma vist ei ole niimoodi mõtelnud, et see oleks nagu minu jaoks keeruline. Siis mulle tundub, et ma olen samamoodi, nagu ma olen sinuga siin, ma olen lastega kodus, ma olen sõpradega, ma olen väga vahetu, ma olen avatud, ma olen aus, mõnikord liiga aus, võib-olla mõnikord liiga avameelne. Aga jällegi mul ei ole enam neid kuidagi, et ma proovin jätta mingit muljet endast. Vaata, Vot seda mul ei mõtlen ole, ma ei viitsi sellega vaata, tegeleda. ma mõtlengi selle peale nii, et ma kuulan sind ja mõtlen, et jah, täpselt niimoodi ongi. Ehk et kui ma hakkan tagasivaates aru saama, kuidas ma olen olnud ja kuidas need rollid on olnud erinevad, siis ma saangi ju tegelikult kontrollida, et kas ma täna enam hoian neid lahus või et ma olen tegelikult see üks inimene. Jah, mulle tundub, et ma olen nüüd see Just, üks inimene, just. sest aga mul on olnud need tugevad rollid ja ma ütlen, et ega mingis osas ju ma lähen lavale, ma päris nagu seda, mida sülg suhu toob, ei hakka rääkima oma, ma ei tea, mis just hommikul lastega juhtus, onju. Muidugi ma ütlen, et see on minu arust selline emotsionaalse küpsuse märk, et sul on emotsioonid, sa suudad nendest rääkida, sa suudad nendega tegeleda, aga selleks on ka oma aeg ja koht.
sa ei pea igal pool kõike välja oksendama, eks ju. Ja ma olen selles väga halb olnud, aga see on mingi asi, millega ma olen tegelenud ja ma näen, et issand, et tegelikult kuidas see mind hoiab, kui ma suudan kuidagi sellest ka kinni hoida. Ja tõesti, ma olen nagu saanud nagu üheks inimeseks, see on väga hea mõte, jah. Sest mulle tundub ka, et kui ma selle ära olen integreerinud iseenda sisse, et ma saan aru, et mul on erinevad rollid, aga ma täidan rolli enda isiku kaudu inimesena, mitte selle rolli kaudu. Mm. Ja mulle tundub, et mul endal on olnud sellega tükk tegemist, eks ole, et mis on see rolli ettekujutus, milline see rolli ootus on ühiskonna poolt või siis kellegi teise poolt ja kuidas siis sinna rolli mahtuda. Ma ei tea, mul ikkagi juhina ise ka ütlen, et juhil ei ole õigust häält tõsta inimeste peale, näiteks nagu, et ma olen nagu ikkagi saanud mingisugused siuksed väga selged stambid, aga need kodus laste peale võin karjuda, eks ole, oma eksmehe peale võisin karjuda, et kuidas seda nii-öelda nagu õigustada siis. Et vaata need arusaamad, kus meil tulevad ja kui ma ühel hetkel hakkan siis vaidlustama seda arusaama, ütlema, et ei, aga et mina inimesena siis olen ju tegelikult, ma ei tea, käitun teistega lugupidamatult, pean lugupidamist ja austust oluliseks, aga ise käitun sobimatult. Ise pean headust tähtsaks, eks ole, ja mingites olukordades olen täiesti bitch, noh, täiesti kuku pikali, endal ka piinlik. Et mulle tundub, et seal tekib see jõuõlg, et kui ma ütlen, et ma tahan olla ehe ja ma teadvustan endale, et on mingid olukorrad, kus ma tegelikult käitun viisil, mis mulle endale ei meeldi ja sealt ma saan teha teistsuguseid samme, vastutust võttes. Just. Ja miks me käitume teisiti, kui meile ei meeldi, et mina olen nüüd selle süvaanalüüsi juures siin paari viimasel aastal ja eriti kusjuures viimastel kuudel jõudnud ikka sinna, et ma noh, enda arust mul oli kõik väga ilus lapsepõlv ja kõik on nagu suurepärane elu olnud ja ongi olnud, aga on ka seal olnud neid toimetulekumehhanisme juba päris noorest saati, et just nagu suhetes, et kuidas sa hakkama saad, kuidas sa suhtled, kuidas sa ennast kehtestad ja see on tulnud kuidagi noh, mingid väga, ma ütleks enda puhul ka mingid toksilised nagu mustrid, mis tegelikult ma ei süüdista kedagi, aga need tulid mingitest olukordadest, kus ma ise olin noor, ma ei osanudki, ma ei osanud piire kehtestada. Kuule, piiride kehtestamine tuli minu ellu, ma arvan, 2 aastat tagasi, 2-3 aastat tagasi, ja neid saab tervislikult teha või? See ei olegi, et see, et ma kirjutan sulle ette ja siis nii on. Jah, just ultimatiivselt. Et ühesõnaga, et ka mina olen mingites nagu loonud mingid mustrid ja see oli tollel hetkel vaja nagu toimetulekuks, aga tegelikult enam neid üldse pole vaja ja saab ka teistmoodi ja minust nagu inimeseks võib-olla olemise selline äge osa ongi see, et appi, sa saad katsetada erinevaid viise, kui sa tahad. See on muidugi mega ebamugav, et mingis olukorras, kus sa oled harjunud käituma ühtemoodi, nüüd sa annad näiteks mingi kontrolli ära kellegi teisele. Täiesti õudne, on ju. Ja see on huvitav ja mulle tuli meelde just, et üleeile vist keegi kirjutas mulle Instagrami, et väga huvitavaid kirju saab ma ka üldse. Ja siis üks naine kirjutas, et tead, et ma varem sind ei jälginud, sest sa ei meeldinud mulle. Ja sa tundusid kuidagi võlts. Noh, okei, mis ma sellega teen, on ju, inimestel on oma arvamused, et aga nüüd, ta käis just kontserdil, jah, ja siis et nüüd, et kuidagi sa oled nii siiras ja ehe. Ja ma ei ütle, et ma kunagi siis eelmises elus olin hästi nagu võlts, aga ma ei osanud muud moodi olla. Ma olin enda arust, ma olin täpselt loonud mingid standardid, välised, ootused, kõik asjad ja vaat sealt, kus hakkaski see mõranema, täpselt nagu me jõuame sinna alguse juurde tagasi, hakkas mõranema, on see, et sa saad aru, et aga mingid asjad enam ei toimi, aga ma ei taha neid tunda enam. Okei, mida mina pean teistmoodi tegema? Mis mustreid mina pean muutma, et see ei ole ainult see, et kõik teised panevad mind nii tundma. Mina lasen ju teistel panna ennast nii tundma. Et no väga huvitav protsess on see kõik. Ja peamine on siis, kui ma mõtlen selle peale, et noh, mina olen 49, ma olen selles protsessis olnud pikemalt selles kui sina kohe saad 41 ja. Et sina oled olnud lühemat aega selles protsessis, aga siiski protsessis, et kas sa nõustud minuga, et olenemata, mis seisundis sa selles protsessis oled, see tasub ettevõtmist? Kindlasti. Appi, ma poleks, tõesti, see kõlab nagu selliselt
Oh, kuidagi nagu täispuhutult või nagu Mhm, ei ole võimalik, aga nagu see, kuidas kogeda elu mhm, teistmoodi. No ma ei tea, võib-olla mõned inimesed elavadki ideaalset elu algusest lõpuni, mhm, teavadki, nad mhm, on täpselt nii käituvad ja kõik. Ma no muidugi kahtlen väga palju selles, mm, et ma arvan, meil kõigil ikkagi on seda arenguruumi, aga kui endalt küsida küsimusi, analüüsida mhm. ennast, vaadata oma, no näiteks kasvõi sinu raamat, no suurepärane, mäletad, sa kinkisid mulle ja ma Mäletan. ütlesin, et ma ei ole suhtes ja siis sa ütlesid, et aga seda saab nagu Mhm, iseendaga lugeda. mhm, Ma olen selle läbi lugenud, väga hea raamat, väga soovitan. Et milline on sinu suhe iseendaga mhm, ja kui sa küsid ma soovitan kõikidel neid küsimusi mhm. küsida, kasvõi hakata sinu raamatu järgi minema ja see ei ole sponsoreeritud promo, vaid ma tõesti, Pole tõesti tõesti arvan kokku seda, lepitud. ei ole kokku lepitud, et tegelikult noh, ükskõik kust neid küsimusi võtta, lihtsalt on hea, kui sul on mingi selline raamistik ees. Et noh, kõige võib-olla halvem asi, mis sa saad teada, on see, et sul on kõik väga hästi hoopis, Mhm, et sul on suhe endaga väga hästi, mhm, onju. No ja siis saab sealt minna, et siis vaatad, oi, aga mõned asjad, oo, mhm, oot-oot-oot-oot, tõesti või? Niimoodi mõtlen. Ja see on jällegi protsess, sest sa võib-olla kuu aja pärast sa juba oled natukene muutunud ja mõtled jälle teistmoodi, et kindlasti tasub endalt küsida küsimusi, jah. Ja muidugi minu jaoks üks märk on ka see, et kui sa oled rahulolematu, lühiajaliselt on see okei, aga kui see kestab, jälle see mingi foon, sest probleem tegelikult, väike probleem on ka selles, et me harjume ära, mhm, me harjume ebamugavusega ära. Et mhm, noh, et kuidas sa olid nagu nii pikalt, eks ju, suhtes sellises, kus lõpuks siis plahvatas tegelikult seal võib-olla juba või no ma ei tea, kas plahvatas, aga lõpuks, et ma mõtlen mhm, seda, et ikkagi otsustasite lahku minna, et ju seal neid ebamugavusi oli juba mhm, ju varem mhm, aastaid-aastaid, onju. Et aga me harjume ära ja me mhm, mõtleme, et see ongi okei. mhm, Aga kas tegelikult need asjad, millega me oleme harjunud, tegelikult on okeid mhm. ikkagi? Ja vaata, mida sa minu meelest nagu hästi ma täitsa nõustun, et meil muutused tulevad väikeste sammudega Mhm, ja meil on vaja tegelikult aru saada, kas me liigume õiges suunas või mitte. Ja sellepärast see raamatu, võib-olla see kui ma mõtlen ka tõesti enda raamatu peale, siis see on see filosoofia, et teeme auditit mhm, endaga regulaarselt kord aastas, teeme oma paarisuhtega auditit kord aastas, sest me ei tea muidu, kus me oleme. meil on vaja teada tegelikult, kust me liigume, et kui me mhm, alustasime, suudlesime, otsime kätt, käisime date imas, aga äkki me ühel hetkel enam ei mäleta, kuna see viimati oli, et me päriselt suudlesime. mhm, Me ei räägigi sellest, siis see on see, mida ma täna terapeudina näen ja ka oma mhm, paari suhtes näen, et kui ma näen, et on mingid asjad, mis hakkavad nihkuma, siis ma olen tähelepanelik ja tulen tagasi selle juurde, mida ma soovin, et mu suhtes oleks. mhm, ma olen teadlik, mis minuga toimub, et vot see on tegelikult see, mis meil nende aeg-ajalt nende küsimiste või mõttepausidega või nagu poksipausidega on võimalik endaga ette võtta, et vältida kriisi jõudmist. Ma teen poksipeatuse, mhm, mõtestan natukene iseenda elu, oma paarisuhet, oma oma soove, unistusi ja siis liigun sealt edasi, kalibreerin, valideerin. mhm, Ja mulle tundub, seal on tegelikult see äge koht. Paar asja veel, mis hästi mind kõnetab. Mulle tundub, et me palju, tolereerime seda normaalsust. me tuleme tegelikult kodudest, kus olid mingid normaalsed olukorrad. mhm, Ja kui ma ei ole kunagi varem kogenud midagi muud, siis see normaalsus loob mulle selle seadistuse. Ja kui ma ei ole elus kunagi jäätist söönud, kus ma tean, et see jäätis on mhm, maitsev? mhm, Ma ei tea, ma pean kogema seda. Ma pean kuskilt saama uudishimu, et äkki niimoodi on võimalik. Ma ise kohtusin üle pika aja ühe oma eksmehe sõbraga, kellega ka me palju kokku kohtusime ja sõpruskond tõesti väga palju muutub pärast seda, kui pikk paarisuhe lõpeb. mhm, Sest sõbrad kuidagi jagunevad ära või mhm, kuidagi ja see on väga normaalne nii. Ja ma mäletan, kuidas ta küsis mu käest, käisin kinos Tartus Elektriteatris, tulin kinost välja, tema vaatab: "Lili, kas tõesti sina?" Ja mina, et mina jah. Ja ta küsis: "Kuule, ma pole sind 7 aastat näinud." Ma ütlesin, et issand, tõesti, nii palju on juba mööda aega. "Kuule, ütle mulle, mis elu sa elad?" Mõtlesin kohe, et mida ma talle vastan, siis ma ütlesin talle, et tead, kui sa küsid, mis elu ma elan, siis või mis on muutunud kõige rohkem või kuidagi ta niimoodi küsis ja siis ma ütlesin, et tead, ma arvan, et minu elus on kõige rohkem muutunud üks asi. Ma ei uskunud, et elu on võimalik ilma muretsemata alkoholi pärast. mhm, Ja siis ma laiendasin talle, ütlesin, et vaata minu elus lapsepõlves ka, et minu isa oli funktsioneeriv alkohoolik, mis tähendab seda, et ta ei olnud kunagi tsüklimees, ma kogu aeg ütlesin, et ta pidas bussijuhi ametit terve oma elu, aga alkohol määras väga mhm, palju meie kodus toimuva. Kas ema oli heastus, kas isa oli heastus, kuidas asjad olid, kuidas pidude järgsed asjad juhtusid. Ja ma lubasin endale, ma kunagi alkohoolikuga ei abiellu. Ma lubasin seda endale. Minu jaoks alkohoolik tähendas tsüklimeest.
mitte seda, kes nädalavahetustel tripsutab ja Mhm. ei jõua autosse sellepärast, et ta ei saa koju sõita, kui me elame kaugel ja seda, et mingid asjad jäävad tegemata, sellepärast järgmisel päeval on nii raske olla Mhm. ja noh, ja tuleme, räägime veel, sünnipäeval ei jõua sellepärast ette Mhm. ja see oli minu elu normaalsus. Et ma olin mures, kas keegi võtab liiga palju, tarbib alkoholi, ma olin näinud seda lapsepõlves, kus öeldi, tädid ütlesid oma mehele, ära rohkem joo ja Mhm. Mhm. ma olin selles normaalsuses olnud. Ja ja siis ühel hetkel ma lõpetasin oma paarisuhte, oma abielu pika ja siis ma sain kokku oma armsamaga, kelle suhe alkoholiga on täpselt nii, et ta tarbib klaasi toidu kõrvale ja seal rohkem sealt ei järgne midagi. Järgmised päevad ei ole rasked, ühtegi sõitu ära ei jää. Ma ei pea vaatama, mitu klaasi ta on joonud, sest mul ei ole ka Mhm. seda olukorda, mul ei ole ühtegi situatsiooni olnud, kus alkohol määrab kellegi otsuse, Mhm. emotsiooni, käitumise, päevakava Aga kas sa ise tarbid või oled tarbinud ja või mis sinu suhe on? just, ja minu enda suhe, kui ma mõtlen enda suhet alkoholiga, siis minu kõige rajum suhe alkoholiga oli sihuke 20 algus, kus ma mäletan, kuidas ma tulin peolt ja siis ütlesin, et siin sai joodud klaas 2 rohkem, kui oleks pidanud. Aga mul ei ole kunagi olnud seda sihukest nagu, no siis ütlen, et ma saan aru, et mul on geenid olemas, ma võiksin olla sõltlane, Mhm. aga ma ei ole läinud sellesse kohta, et ma tõesti olen Mhm. lubanud ja võib-olla ka see emaks olemine, see vastutus on hoidnud mind selle koha pealt. Nii et minu tänane suhe, mina julgen küll öelda, mina armastan mulli, mina armastan seda tunnet, et ma tähistan elu, aga alkohol ei kontrolli mind, see ei pane mind ühtegi otsust tegema, Mhm. ma ei tea, et nii maitsev on, et ma täna pean minema taksoga, sest ma muidu noh, kuidas ma pidustan, sellepärast et ma ei saa muidu tarbida või Mhm. et see ei ole Mhm. sellises kontekstis. aga mul on olnud olukordi, kus ma märkan, et mul on peas vipsis, on ju. Mhm. võib-olla selliseid mäluaukudesse joomist ma tõesti ei ole kogenud. Et võib-olla elus ma saan öelda 1-2 olukorda, kus ma ütlen, et vot see oli küll selline lugu. Aga et minna tagasi selle juurde, et 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 kogeda, et ma ei uskunud, et selline elu on võimalik. Ma ei uskunud, et eksisteerib inimesi, kelle elu võib sellisena olla. Ja ja täna ma võtan oma kaaslasega, et kui mina nagu ütlen, et kuulge, teeme mingisuguse šampanjaõhtu, eks ole, siis ma mõtlen, et noh, mina võiksin lubada endale, et kuule, täna täitsa maitseb hästi, seda ei ole sageli, aga seda tuleb ette. Mhm. Ehk see sõber, kes kuulas mind, ta on ise ka muusik, kuulas mind ja ütles: "Vau, see on tõesti suur muutus." Sest minu elus ei ole veel seda hetke jõudnud, et mul oleks seda kogemust. Mhm. Et siin tekivad minu meelest et ühtepidi meil tuleb see normaalsus perekonnas sisse ja teisipidi meil tuleb ka see, et kui ma ei ole kogenud midagi muud, ma ei teagi uskuda. Mul ei ole usku, et see muu on võimalik. Mhm. Kus ma usun, et mul on keegi, kes vaatab mind siiralt, usalduslikult, armastava pilguga ja elab üle minuga kõik minu tantrumid Mhm. või siis, et ta ütleb, et me hoolitseme teineteise eest esmalt ja siis me alles vaatame, kuidas teistega on. Või et mulle läheb korda see, kuidas sul läheb ja ma tõesti tahan teada, kuidas sul läheb. Ja ma kavatsen kuulata, kuidas sul läheb, ei Mhm. lähe peitu selle eest ja nii edasi, eks ole. Ja tõesti, mulle tundub ka see, vot see on see, et ma just täna ühele sõbrannale hommikul voice isin, et saatsin hääsõnumi, et tead, et ma vist praegu igal hommikul ma ärkan üles ja mõtlen, okei, mida põnevat täna tuleb, Mhm, sest noh, eriti noh, jällegi selles sadutuules ja ka iseenda arengutuules ja kõik, siis mulle tundub, et iga päev käib mingi selline kas avastus, mingi põnev vestlus, mingi uus tutvus, mingi no okei, pakkumisi meil tuleb mhm, palju praegu, see on niikuinii, aga just sihuke, et nagu vau, ma poleks arvanud, et see saab veel mhm, juhtuda ja, ja kuidagi, et kui sa ise oled leidnud selle mingi rahupunkti, siis on ka lihtne olla nagu võib-olla nagu spontaanne või avatud nendele muudele mhm, asjadele, et mhm, vaata, kui sa oled selles faasis, kus sa oledki rahulolematu ja mingid asjad on halvasti, sa oled natuke nagu draakon on ju, halvas mõttes mhm, draakon, et mulle muidu draakonid väga meeldivad, aga siis sul ei olegi seda ruumi, et nagu märgata mhm, asju või olla avatud ja jällegi siis sa ei saagi uusi kogemusi, mhm, et ma olen nagu täiega seda meelt, et tõesti
me ei tea enne. Oota, sina räägid palju seksist, on ju ka. Räägin, Ja mulle väga seks meeldib ka. jah, mulle ka Lihtsalt, väga seks meeldib. et oleks välja öeldud, Jah, on ju. Et see on et normaalne naise tunnusmärk, seksuaalsus, sensuaalsus käib käsikäes. jah, ja minul oli üks kogemus mingi aasta tagasi või nii, et väga tore partner ja siis oli mingi selline asi, mida ma ei olnud varem nagu katsetanud ja ma ütlesin talle, et issand jumal, ma ei teadnudki, et see mulle nagu meeldib. Ja siis ta ütles, et aga kui sa ei ole proovinud, siis sa ei teagi seda. See on tõesti, et me ka mõtleme hästi, paneme ennast, noh jällegi on see mingid normaalsused, mis tulevad, uskumused kaasa, et aga mis mulle meeldib või ei meeldi või mida ma suudan või ei suuda, see on ka üks asi, et ja milline inimene ma olen või ei ole, et me tegelikult hästi seame ennast raamidesse ja minul üks selliseid heureka hetki oli, mis ma läbi põlesin, see oli umbes siis nüüd 7 aastat tagasi ja siis mul oli coach või siis arengutreener 3 kuud USA-st. Ja me rääkisime iga nädal tund aega, erinevad teemad võeti läbi seal, mitte nüüd see, et ma sean eesmärgi, vaid ta tõesti käis energia ja julguse teema ja mõtteviisi ja sellised 12 teemat. Ja siis see nii põnev, kuidas ta mind suunas, sest tema ei teadnud, mis on Eesti. No ma arvan, ta ei teadnud, kus on Eesti ja mis on Eesti. Ta ei teadnud, kes mina olen siin selles ruumis võib-olla ja ka ta ei teadnud neid piiranguid, mis minul on. Ta pani mind niimoodi, ta küsis, miks sa ei või seda teha? Ma ei tea, et ma nagu olen arvanud, et ma ei või näiteks mingeid asju, on ja see avas nii palju, et tõesti, et tegelikult väga tihti me oleme iseenda need piirajad igas mõttes nagu. Ja see on ja jällegi, et tulles tagasi selle juurde, et kuna ma hakkan nägema, et need piirangud tegelikult on minu enda seotud ja mitte ainult enda seotud, vaid ka meie perekonna poolt, noh, see nähtamatu seljakott, siis ühiskond loob mingid piirangud. No, tuleme tagasi jälle selle juurde, et meil ei ole kombeks rääkida seksist. Naistel ei ole kombeks olla seksikad, sest kui ta on seksuaalsusega kontaktis, kui ta ütleb, et mulle meeldib seksida, siis ta justkui on litsakas. Ta on see, kes tegelikult on see meestehoidja ja see, kes on tegelikult kõigile saadaval. Ja ma mäletan seda, et ma mingil hetkel isegi, minul oli väga suur väljakutse olla kontaktis oma seksuaalsusega. Kas ma julgen olla see ehe, ürgne, kirglik naine, et meid ei vaadata siis kuidagi, ma ei tea, viltu või et siis ma ikkagi rõhutasin, et ei, et mul on ikkagi minu eksmees on minu esimene partner ja mul on nagu et ma ikkagi nagu tõestan oma väärtust selle kaudu, on ju. Ja mille kaudu me siis tõestame väärtust. Ja mis on täiesti jabur. Mis väärtus on see, mitu partnerit sul on olnud? Mis väärtus on see või väärtusetu on see, kui palju sul on vähe või palju? Kas väärtus on äkki see hoopiski, et ma tunnen oma keha, ma jõuan peast südamesse ja julgen öelda, mulle meeldib või mulle ei meeldi või ma tahan katsetada ja olla uudishimulik, sest ma tegelikult ei teagi, mis mulle meeldib. Mulle endale meenub kohe see, kui ma käisin tantrafestivalil ja 3. päev, eks ole, suur 7-80 inimest on ringis ja siis öeldakse, et palun tulge ringi keskele, öelge, mis teile meeldib, et teile tehakse, et sarnased leiavad teineteist, eks ole. Ja mina kuulen, istun seal ka ja siis hakkavad püsti minema need inimesed, jumal, millised karvased ja sulelisi tuli sealt, mida nad tahavad ja mis neile meeldib. Mul ikkagi suu vajus järjest rohkem lahti, et jumal, nad teavad, mis neile meeldib ja nad julgevad välja öelda teiste inimeste juuresolekul keset ringi minna ja öelda, mulle meeldib, et keegi mind ammustab, mulle meeldib, et keegi mind kraabib, mulle meeldib, et keegi mind rebib, mulle meeldib, et keegi mind mulle peale puhub, mulle meeldib, et keegi mind sakutab, mulle meeldib, keegi mind õrnalt silitab ja siis peale puhub. Täiesti, ma kuulan seda, mõtlen, et kus maailmas mina olen elanud? Ja ma märkasin, kuidas mul ärevus läheb üles, on ju. Minu kord ring muudkui läheneb, mul tuleb püsti tõusta, ma lähen sinna keskele, on ju, ja ma mäletan, et ma lihtsalt midagi pobisin, et mulle meeldib nagu silitada õrnalt, aga ma oleks võinud öelda, ma ei tea. Ma ei julgenud öelda, ma ei tea. Ma päriselt ei tea. Ma tahangi siin avastada iseennast naisena. Ma tahan tunda, et ma olen turvaliselt hoitud ja ma saan öelda, see meeldib, see ei meeldi, see on natukene huvitav, kuule, see on vist pigem nagu huvitav, aga pigem mitte uuesti korrata. Et luba ma olen mängulises loovuses ja lustis, et kogemises, mitte see, et see on õige, see on vale. Ja see ma ei tea on nii huvitav, et kui tihti me tegelikult ei julge seda öelda ja me arvame, me peame ruttu võtlema mingi vastuse valmis või automaatselt ütleme või oma seisukoha selle asemel, et tegelikult ma ei tea praegu, kumma poolt ma olen.
et või oota, sa panid mind praegu mõtlema, äkki mul ei ole õigus, et mina olen küll, noh, on minu arvamus ja see on vale arvamus Kas endiselt kehtib? olnud, Ma on just ju. tahtsin, et kas Ei, endiselt see kehtib? enam ei kehti absoluutselt ja mul on nii põnev jälgida ennast seal kõrval, et okei, et miks ma mingites olukordades mõtlen nii, miks tulevad need vanad mustrid, miks ma tunnen praegu, et ta ründas mind, kuid tegelikult ta ei rünnanud, ta ütles lihtsalt oma seisukoha välja ja see on väga huvitav ja ühesõnaga ja see, me tegime lastega ükskord, käin nendega üksi reisil ja siis tegime siukse kokkuleppe, et ei ütle, ma ei tea. Noh, et kui keegi küsib, et emme, kuule, miks siin riigis sellised puud kasvavad, siis ma ei ütle, ma ei tea, vaid ma mõtlen välja mingi vastuse. Jube põnev ja ka nendel, kui palju tulevad neid päeva jooksul, ma ei tea. ma ei tea, et sa ei nagu mõtle välja, aga no ja teine olukord on see, et aga julgedagi välja öelda päriselt sellises olukorras, nagu sina olid, et aga tead, ma ei tea, mis mulle meeldib, proovime, katsetame. Et sa ise oled, aga see tähendab ka seda, et sa oled jällegi, minu arust see haavatavus tuleb siin mängu. Haavatavus ja kogu see minu arust julgus on hästi seotud haavatavusega, et kui sa tahad olla julge, siis minu arust sama palju pead sa olema ka haavatav. Nii on. Ja kui me seda ei suuda, siis me ei saa teha tegelikult julgeid samme. Ja ma ei räägi siin benchhüppest või millestki sellistest asjadest, füüsilistest sellisest väljakutsetest, aga sellised muutused, arengud, suhetes ka väga palju, et mul on tegelikult nii hea meel praegu olla selles kohas, kus ma elus olen, sest mul on tunne, et mul on antud nagu võimalus proovida nagu üks elu veel elada ja proovida nüüd nende nagu teadmistega, mis mul on ja nende kogemustega ja katsetada, et okei, aga kui ma nüüd teen niipidi, mis siis saab? Mind hästi kõnetab see julgus koos haavatavusega, et kui ma ei karda, siis tegelikult pole julgust ju. Et no ärme räägime julgusest, vaata kui julge ta on, et aga kui tal ei ole hirmu, kui tal ei ole muret sellega, see sammuks, siis see ei olnud julge samm tema jaoks. Et mõne jaoks on avalikus kohas öelda üks sõna palju julgem samm kui keegi, kes tegelikult pärab palju, sest tema jaoks on see nii loomulik juba. Nii et julgusega käib alati see. Mul on hea näide sellega seoses, et ma käisin talvel sõitmas, ma käin enduroga sõitmas, mis on mootorrattaga metsas käime sõitmas. Ma olen super aeglane, ma olen super halb, ma iga palgi kohta peale kukun ja nii edasi. Ja siis mu sõbrad ütlesid, et tule võistlusele, tule. Siis mõtlesin, kuidas ma lähen, Eesti tipud on kohal, sõidavad seal kiiresti, mida ma nagu kökkerdan seal neil ees, eks ju. Ja siis ma olin siuke, et kurat, küll ise käid ja räägid julgusest, mine tee siis ära, et neela see uhkus alla ja jääd viimaseks, siis jääd, on ju, suure tõenäosusega jääd nagu. Ja ma jäingi viimaseks. Et kui võitja tegi 14 ringi, siis mina tegin 6. Aga vähemalt tegid 6 ringi. Ja ma tegin ja see oli nii tore ja nad kõik olid nii toetavad ja asi on ju selles, et sa, keda sa ületad ise ennast tegelikult kogu aeg, mitte sa ei võrde teistega. Ja eriti, kui see on nagu hobi korras, võib-olla kui see võistlusest, siis sa muidugi ületad teisi ka. Aga ja siis ma pärast seda ühe enduro mehega rääkisin, ütlesin, et ta küsis, kuidas oli, ma ütlesin nii hirmus, et ma ei tea, et nagu nii hirmus oli minna, siis mis asja, sa oled mitme 1000 inimese ees, räägid ja laulad, see on ju palju hirmsam. Ma ütlesin, ei, minu jaoks ei ole hirmus, minu jaoks see on nagu põnev ja see on nagu mugav, aga minna sinna kiiver peas, sõita seal on minu jaoks palju hirmutavam, on ju. Et täpselt see, et kelle jaoks, mis see julgus on? Mulle kohe meenub üks oma golfireis, kus ma ka mängin golfi, aga ma ei mängi mingi väga uhkel tasemel. Aga mängin golfi ja armastan golfi. Ja ma mäletan, ühel golfiringil mängis minuga koos pro ehk siis treener. Ja ta lõi ja minu arvates oli see jumala äge löök. Ma mõtlesin, vau, vägev! Ta tuli minu juurde pärast seda lööki ja ütles, ma saan aru, et sinu jaoks oli see vägev. Minu jaoks oli see ebaõnnestunud löök. Ma arvan, et see tegelikult selles mõttes andis mulle nagu mitte seda, et me ei peaks aplodeerima teineteisele. Et see on sama asi selle julgusega, eks ole. Et see, mida mina näen oma algaja pilguga, tema lööki golfimängus, ma imetlen, mõtlen, vau, kui mina suudaksin sellist lööki teha, see oleks ikkagi täiesti fantastiko. Aga tema mõtleb, et tegelikult mul läks see 20 meetrit mööda sellest lipust ja see fantastiko oleks olnud, et oleks lipu kõrval olnud. Need on need kohad, hirmud on samasugused, et keegi ütleb, et see ei ole üldse hirmus, kuule, sa teed neid asju ja jäta järele, et see on hirmus. Ei saa võrrelda ennast teineteisega. Ja et see valesti ei kõlaks, et me ei tohi unustada, et me imetleme teisi ja julgeme välja öelda, kui me imetleme kellegi saavutust või kellegi tegu. Et ja siis ma võingi öelda, minu arvates oli see täitsa, minu silmadele, kui sul oleks minu silmad, siis see oleks maailma ilusam asi või see oleks maailma julgem asi. Või see oleks, ja mulle väga meeldib see mõte, kui sul oleks minu armastavad silmad, imetlevad silmad,
siis mis sellega juhtuks? Mm. Aga sul on enda silmad kriitilised või ootust täis või rahulolematud. Seal on hoopis teine vaade, hoopis teine prilliklaas. Mm. See on seesama mõte, mis või noh, sarnane, et me teinekord vaatame teisi inimesi ka ja näeme ainult seda noh, teatud osa sealt, aga iseennast me vaatame palju kriitilisema pilguga, sest me teame kõiki neid pimekohti, me teame kõiki neid vigu, mis me oleme teinud, me teame oma mõtteid, mis võib-olla ei ole nii ilusad, eks ju. Et kuidagi enda vastu natukene ka tegelikult leebemad olla. Tead, mul on selline kombe, Nii. et iga eelnev külaline esitab küsimuse järgmisele külalisele. Appi kui põnev. Väga põnev. Ja see on veel nii põnev, et eelmine külaline Toivo Värbu on kirjutanud siia ühe küsimuse ja mina ka ei tea, mis see küsimus on. Ahah. Et esimest küsimust, mille mina kirjutasin kõige esimesele külalisele, aga nüüd on see läinud täpselt nii, et ma olen ise sama elevil kui sina. Nii et ma annan sulle selle küsimuse, ma loodan, et sa saad Nii. selle tema käekirjast aru. Assa. Nii, ja sul on võimalik ka kirjutada muidugi järgmisele külalisele oma küsimus. Nii et vaatame. Väga huvitav, jaa. Loe palun küsimus ette ja... See on muidugi huvitav, et ta kirjutas just sellise küsimuse, millest me räägime. Mis on su suurim hirm ja millest see tuleneb? No nii, no räägi, mis on see sinu suurim hirm, millest see tuleneb? Jaa, tead, mul on praegu, ma olen mõtelnud, ma just üks päev tegin Instagrami ühte riili ja siis ma rääkisin seal kõik, kuidas mul on olnud mingid hirmud ja kuidas ma nendest olen üle saanud ja nii edasi. Ja ma ei pannud seda ülesse, sest see oli täpselt siuke, et praegu mul sellest enam hirmu pole, sest ka, eks ju, see julgus on minu jaoks harjumus, sa teed neid samme, sa muutud järjest julgemaks, no te oleks pidanud mind nägema, kuidas ma näiteks oma esimesel raadiointervjuule läksin, oh my god, ma mõtlesin vastused valmis, aga siis intervjueerija küsis teisi küsimusi, siis ma ei tea, mida ma nüüd vastan. Ühesõnaga, et kõik see tuleb nagu harjutades. Ja siis ma tegin uue riili, kus ma rääkisin siis praegu nendest nagu hirmudest, mis mul on. Aga ma seda ka üles ei pannud, aga ma võin jagada siin, sest see lihtsalt läks nii pikaks ja venivaks. Aga mul on tõesti praegu 3 hirmu, et mul on üks selline, ütleme, suur hirm, mis mul on olnud ka aastaid tagasi ja millega ma käisin ja tegelesin psühholoogiga ja sain nagu suuremat rahu sellega, et see on see, et kui praegu on kõik nagu nii super hästi tööalaselt, no kõik bändiga super hästi, poleks never unistanud, et selliseid asju saab kogeda, iseendaga oled heas kohas, lastega on kõik hästi, suurepärased sõbrad ümber, et kõik on nagu paika loksunud, siis ma kardan, et miskit muutub, et midagi juhtub. On see minuga, on see lähedastega, on see, noh, et miskit juhtub, sest tegelikult ju mingi hetk nii juhtub, me nagu teame tegelikult, aga millal see tuleb ja nii edasi. Ja millest see tuleb? See tegelikult tuleb, ma arvan, juba lapsepõlvest siis, kui ütleme, et minu noores eas on olnud palju selliseid hetki, kus ma olen kaotanud inimesi ja need on tulnud ootamatult. Alates minu esimene vanaema, kes täitsa ootamatult suri on ja ma arvan, see hirm, et ja me olime just siis perega Rootsis ise suusatamas, kõik oli hästi tore on ja siis tuli see uudis ja see oli selline šokk, et appi, et päeva pealt võib niimoodi elu muutuda ja elu on neid olukordi andnud mulle päris mitmeid. Ja vahepeal oligi, see ikkagi oli nagu selline elu segav, et iga kord, kui mu nagu ema helistas, ma mõtlesin, mis nüüd valesti on, et see mõte käis ennem, kui see realistlik üldse hetk on ja et ma tunnen, et nüüd on nagu natuke parem, aga praegu on see teistmoodi tunda, et mis nüüd, ja ma mõtlen, et kuidas ma seda olles ikkagi jõudnud sinna, et ma ei kavatse elada selles hirmus, vaid ma tahan sellega tegeleda, siis ongi see, et näiteks, et ma ise ei saboteeri seda sama, ma ei tarbi alkoholi, minul ei sobi see, mina ei saa juua klaasimulli, ma tõmban siis 3 päeva jutti. Ja ma hoian oma energiat, ma hästi panustan unele, ma magan korralikult, et mul oleks jaksu seda kõike kogeda praegu. Et kus see on hästi, siis ei ole see, et ma ise samal ajal tulistan endale või saen enda jalga, on ju. Et see on üks asi, millega ma seda maandan ja ma tunnen, et õhtuti, kui ma lähen magama, et mõtlen, ma võtsin sellest päevast kõik, mis ma sain. Et ei ole see, et see on mu viimane päev ja elan täiega ja muudkui peab olema kõik hai emotsioonid. Ei, mitte seda, vaid see, et ma hoidsin seda tasakaalus, ma tunnen, et ma olen heas kohas, ma teen trenni, samas on nagu ka väga selliseid olukordi, kus ongi sotsiaalselt hästi palju saad ja on hästi palju dopamiini ja nii edasi. Et ühesõnaga, see on see. Teine hirm on mul see, et on tulnud, et ma laval, et ma laulan valesti. Ja vaat see on nagu väga huvitav, et ma olen 20 aastat, 25 aastat laval olnud ja ma ei ole kunagi pidanud ennast lauljaks. Ma olen ikkagi muusik, kes aeg-ajalt peab laulma, on olnud see. Aga nüüd olen ma ise mänginud ennast sellesse kohta,
kus me kirjutame selliseid lugusid, mis on vokaalselt palju nõudvamad. Ja ma saan aru, et okei, et selle vana rasva pealt praegu küll ei pane. No natuke võiks panna tegelikult, aga endal on ebamugav. Endal on piinlik, et kui kogu ülejäänud tiim on nii professionaalne ja ma üldse siin ei vähenda ennast, ma olen väga hea instrumentalist, täiega tean, ma olen väga hea orgunni ja asjadel eestvedaja, aga no see lauluosa ei ole lihtsalt tugev, noh, vaatame faktidele otsa. Ja siis ma mõtlesin, et ja see on päris õudne nagu hirm olnud nagu, et sa lähed lavale ikkagi, ma mingi hetk ka mitte nüüd, aga aastaid tagasi ikkagi nagu oksendad enne, et sul see ärevus peksab nii üles, et sa ei taha. Ja siis muidugi, kui sul on keha ärev, siis seal see hääl on ju veel rohkem väriseb, veel rohkem ei saa sa nagu nootidele pihta. Ja siis samamoodi mõtlesin, okei, et mida ma praegu teha saan, kas ma saan midagi teha? Ja hakkasin käima laulutundides, paar nädalat juba oled käinud ja saad aru, et oh my god, miks ma seda varem ei teinud? Miks ma olen selle hirmuga elanud tegelikult mingi, no ikkagi korralikult 15 aastat nagu, et miks sa lihtsalt ei võtnud kätte ja käinud tundides regulaarselt, harjutanud, et ometi mingite asjadega sa teed seda, oled järjepidev ja siis seda ei võta kätte. Aga nüüd vaata elu surus sinna, et noh, nüüd on see, et enam tagasiteed ei ole. Et see ja viimane asi on see, et ma sain aru, et mul on selline hirm, ma kardan inimestele haiget teha. Ja nagu iseenda just, et teadmatusest nagu olgu siis sõnade või tegudega ja kuidagi see, et inimesed nagu pettuvad, eks ju, minus ja et ma teen neile mingit moodi haiget, kuigi ma tegelikult ise üldse ei tahtnud seda teha. Et ja seal jällegi on see, et mida ma olen õppinud, see on ka see, et need ausad vestlused, et ka aus vestlus võib haiget teha, aga siis sa ei tee, siis seal on nagu mingi seal on nagu ka mingi ilu ja puhtus sees. Et mul alles hiljuti oli üks väga ilus lahkuminek. See oli nii ilus. Minu jaoks vähemalt, et me saime istuda, rääkida, mõlemad saime aru, et jah, mingis osas me väga armastame teineteist ja see on raske, aga samas, et me saame nagu rääkida sellest ja kuidagi soovidagi teineteisele head ja see oli lihtsalt nii ilus, mitte see paugutame uksi ja kõik on sina tegid mulle haiget ja mina tegin sulle, et aga aususes on ka oma valu sees jah, sest sa ikkagi noh, ei pruugi, kui sina räägid seda ausalt, mida sina mõtled või tunned, siis võib-olla teine inimene ei pruugi seda nii vastu võtta, et tema ootused on teised. Ühesõnaga, see oli väga pikk vastus. See oli väga sisukas vastus, et noh, need kõik 3 hirmu on ju väga reaalsed ja samas mulle väga meeldis võib-olla isegi toon nähtavale selle, et hirmu ei pea tundma, vaid hirmuga tuleb õppida tegelema. Et see hirm halvab ära meid. Ja nagu sa ütled ka selle laulu õppimise kohta või nii-öelda nagu noodi, et sa ei, mitte seda, et ma ei tunne nooti, vaid ma hirm, et ma laulan valesti mingites ja siis sa lauladki. Jah, ja siis ma kujutan ette, et see tegelikult juhtub ja siis ma tegelikult taastoodan seda mudelit selle asemel, et teha ja võtta ette midagi, et vähendada seda hirmu. Ja meil enesekindlus ju, mina mõtlen selle peale, et enesekindlus, kuidas meil tekib enesekindlus? Ma praktiseerin ja praktiseerin ja praktiseerin, et ma saan kindlamaks ja sealt ongi see enesekindlus. Ma olen nii palju seda asja teinud, et ma võin silmad kinni enesekindlusega teha. Kui ma olen ainult 2-3 korda asja teinud sellisel moel, siis mul ei õnnestu see sellise veendumusega, eks ole. Ja mida enesekindlam ma olen, seda rahulikum ma olen, seda paremini ma saan kasutada kõiki oma võimekust, oskuseid, kogemusi. Ma suudan kiiresti reageerida olukordadele. Ja see jälle annab mulle võimekuse tegelikult olla sellises oma parimas versioonis, mina ütleksin. Et noh, hirm väga sageli on ka arengumootor, kui ma õpin sellega toimetama. Et mina kuulen seda, mida sa ütled ja mina olen samamoodi mõelnud, et kui ma millegi suhtes hirmu tunnen, et äkki oleks aeg siis midagi sellega peale hakata. Et ja ikkagi tuleme tagasi selle ringiga, et julgus on siis julgus, kui mul on hirm ja hirm ei takista mind, vaid ma võtan julgelt ette need tegevused ja annan endale võimaluse. Et minu meelest hirm ei tapa, see on ka nagu üks asi ja küll aga hirm on, mulle meeldib Tüüni raamatust on, et hirm on arutapja. Et seda ta on, aga iseenesest see tunne ju meid ei tapa, kuigi see võib tunduda selline ärev ja vastik. Mulle hästi meeldib, ma ei mäleta, kes see professor on, aga tema ütles inglise keeles nii, et kogu selle uuendusliku protsessi juures on meil oluline doing, learning, growing. Et see jada, eks ole. Et meil on oluline võtta ette kogemus, läbi kogemuse me tegelikult saame nii-öelda õppida, märgata, mida ma juba oskasin, mida ma ei osanud seal ja mis mul õnnestus, mis ei õnnestunud. Ja siis läbi selle mul tekibki see areng, eks ole, et ma järjest krutin seda liikumist ühest kohast teise, eks ole. Aga tead, sa puudutasid nii olulist teemat ja
see esimene hirm, et hirm muutuse ees, et kõik on hästi ja siis tuleb mingi muutus. Ja 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 sa tõid ka siia sisse, et mul on ju kõik praegust väga hästi, et mul on lastega hästi, mul on tööga hästi, mul on iseendaga hästi. Mm. Ja ma arvan, et see endaga kontaktis kooskõlas olemine, see ingliskeelne sõna on nii hästi see alignment, Mm. et noh, mulle tundub, see Kooskõla on jah, kooskõla ongi see eesti on keeles selline jah. alignment, eks ole. Et ma arvan, et see ongi see voolamine iseenda voolusängis selles teadmises ja siis tuleb muutus, näiteks paarisuhe. Siis mina kuulen, et sul on olnud, ma ei tea, kas oli paarisuhte lahkuminek või mitte, aga tõenäoliselt sinna mudelisse ma saan aru, et see valmisolek on olla paarisuhtes. Ei, vist ei ole ikka mul. Ma mõtlesin, et see raske ohe käis seal. Ei, ma olen mõtelnud tead nii ja naapidi seda. See No on nii. huvitav teema, ja ma saan aru, et näiteks pärast lahutust, vaata, kui sa oled pikalt olnud suhtes umbes 10 aastat, siis see on sinu jaoks see mugav, sinu jaoks normaalsus ja väga raske on pärast seda tegelikult üksi olla minu arust, et tulevadki need, noh, nagu öeldakse, rebound, mis see eesti keeles on, ma ei tea. Ongi Rebound. niisugused, siis ma mõtlen kohe siuksed nagu, issand, ma ei saa öelda, ma tahaks öelda plaasterdussuhted. Plaasterdud suhted Need on on ilusad. tegelikult need on plaasterdussuhted. Ja no mõned neist nagu jäävad püsima, mul on jällegi nagu küsimus, et võib-olla siis on ka harjumus, et sa harjud jälle ära, onju, mõned ei jää, aga see selleks, et sa otsid seda formaati, seda paarisuhte formaati hästi. Ja siis, ja mina olen ka mõtelnud, et jah, et ikkagi mul on nagu seda vaja ja niimoodi. Ja siis nüüd, kus ma olen ikkagi olnud palju üksi, siis nüüd on paika loksunud hoopis selline väga mõnus rütm kõigega, no näiteks lastega ja siis see elustiiliga, mul on nädal ühes linnas, nädal teises põhimõtteliselt, et ma nii naudin seda ja ma naudin seda kuidagi ka seda vabadust ja kõike, et mulle tundub, et ma nüüd lasin lahti sellest mõttest tegelikult, et ma tahan, või et ma pean või kuidagi, et see paarisuhe on see, mida ma otsin, et ma tegelikult ei otsi. Et aga ma otsisin päris siuke 1,5, ma arvan siin 2 aastat ikkagi, noh, mitte nagu teadlikult, et ma ütlesin oma sõpradele, ma ütlesin, ma ei otsi ja siis mu jälle psühholoogist sõbrad ütlesid, no tegelikult sa ju otsid midagi, lõpeta ära nagu. Ja siis ma saan aru, et aga tõesti, mul on nii hästi ja võib-olla on ka see, et on tekkinud see, mis see üle iseseisvus või liigne iseseisvus, aga tegelikult, aga miks mitte nautida seda hästi olemist? Jällegi mina arvan ka, et kui jõuda sinna, et see paarisuhe ei ole see, mille läbi ma ennast nagu väärtustan. See võiks anda lisaväärtust sulle aga mitte ole see, et vaat siis ma olen kuidagi terviklik, kui ma olen nüüd suhtes. Ja ma jällegi ka ei ütle seda, et sa pead olema tohutult tervenenud ja nagu, mis öelda, healed on ja selleks, et minna paarissuhtes. Ei, teinekord see võib-olla teine inimene just aitab sul kuidagi terveneda, uusi mustreid luua. Et igaühel on oma, aga jah, ma kuidagi jõudsin, et noh, jube mõnus on, et ma ei tunne, et midagi mu elust praegu puudu on. See, millest sa räägid, kohe mõtlema, et kas ma nüüd targutan sind terapeudina ja ütlen, et mulle tundub, et sa alguses rääkisid sellisest pigem suhtesõltuvusest. Et suhtes olemine on sõltuvuslik. Et mul on vaja suhet, et olla täisväärtuslik. Ja kui mul seda suhet ei ole, siis ma hakkan kohe otsima sellepärast, et kellega siis seda kodu mängida. Et see annab mulle ju tegelikult selle identiteedi, väärtuslikkuse ja mul kohe meenuvad mitmed lood ka oma klientidega, kes ütlevad, et mul on kõik olemas, kõik on väärtuslik, aga mul ei ole paarisuhet järelikult, mis mul viga on? Mis mul viga on? Mul on kodu olemas, mul on töökoht olemas, mul on haridus olemas, mis mul viga on? Mul ei ole partnerit. Midagi ei ole viga. Lihtsalt sinu teel ei ole täna jõudnud veel see inimene. Ja et kui selle kaudu me vaatame, kas mul on viga või ma olen normaalsus, siis ma arvan, et siin on juba see sõltuvussuhe on väga tugevasti sisse kirjutatud, eks ole. Aga see ju tuleb jälle ühiskonnast, mulle tundub ka ja kõigest, sellest peremudelist, absoluutselt kõik asjad mõjutavad seda. Kui me vaatame ka romantilisi filme, siis meil on täis seda suhtesõltuvuse filme, eks ole, et seda üleseotud paarisuhteid. Üleseotud paarisuhteid, kus romantiliselt kõik ainult nõretab romantikast, mis ei ole, ilus on vaadata. Aga kui me vaatame nagu reaalsust, vaatame nii-öelda tasakaalus olemist, vaatame, et kus olen mina, kus oled sina, kuidas me loome seda suhet, kuidas me tekitame tervikut, aga mitte see, et mul on sind vaja, et tunda tervikuna ennast. Või kompenseerida midagi, et see nii üle seotud, just seda ma sõna otsin. Et seal on tegelikult need olukorrad ju. Ja veel kord, et minu meelest on see hästi oluline mõelda, et mis see tähendus sellel suhtel on. Sest ma arvan, et tänasel päeval me otsime väga palju uut tähendust ka paarisuhtesse. Et mida tähendab paarisuhtes olemine ja mis on need ootused, et mulle hästi meeldib, nagu Ester Perel ütleb, et me ei saa teha partnerist tervet küla.
Ja see on üks nõus. lause, mida väga paljud mehed teevad oma naistest, nad teevad terve küla, neil ei ole lähedaseid sõpru, kellega rääkida, neil ei ole sotsiaalset võrgustikku, nad ütlevad küll, et meil on kõik hästi, aga tegelikkuses nende ainuke sotsiaalne punkt on nende partner. Ja kui selle partneriga peaks midagi juhtuma, kui selle suhtega peaks midagi juhtuma, siis on täiesti isolatsioonis. Ja see on nii tõsine teema, et meil on vaja erinevaid suhteid. Paarisuhe lihtsalt on üks intiimne suhe, kus me saame jagada kellegagi oma elu. Ja see nii, nagu sa ütlesid minu arust nii ägedalt, see rikastab mu elu. Et enamikel inimestel on ju soov, et ma tahan oma elu kellegagi jagada. Ma ei taha, et sa tuleks, aitaks mul elu elada. Ja ma arvan, et siin on see võib-olla see foon on erinev, kas ma tahan jagada oma elu kellegagi. Et sa saaksid osa minu elust ja mina saaksin osa sinu elust. Ära tule aita mul elu elada, sest muidu elu mul on igav, kasin, kurb. Mulle tundub, et seal on need muutused sees, eks ole. Jah, aga mulle tundub ka, et hästi ikkagi ongi see, et see tasakaal läheb paigast ära, et klammerdutakse emma kumma poolt siis ja võib-olla ka kuidagi mõlema poolt ja unustatakse need ülejäänud suhted ära, aga ma olen sinuga 100% nõus ja ma arvan, mina olin ka üle seotud tegelikult ja olen olnud suhetes üle seotud ja ma tunnen praegu, et ma ei taha mitte kuidagi sinna tagasi minna, sest tegelikult samal ajal, see on nii huvitav, ma nagu, minu emalt tuleb see kaasa ikkagi, et sul peavad oma elu olema, oma sõbrad, sest ma olen näinud, kuidas ema on elanud ja mulle nagu väga meeldib, et ka pärast isa siis lahkumist, siis umbes 10 aastat tagasi ta suri, jah, siis ema, kuigi see oli väga raske periood, ta jäi ellu, sest ta olid oma sõbrad, ta olid oma hobid, ta oli oma töö ja vot seda ma tahan üles ehitada ja oma arust jällegi, nüüd me tuleme tagasi sinna eelmises, ma arvasin, mul oli niimoodi, et ma olingi väga iseseisev, ma olid oma asjad ka, aga emotsionaalselt, kuigi ma isegi seda, mulle tundub, ei väljendanud oma partnerile, siis ma olin üle seotud, et iga tema emotsioon mõjutas mind, iga tema, ma ei tea, nali seltskonnas mõjutas mind ja ma ei olnud, ma ei olnud niimoodi, ikkagi ma ei olnud emotsionaalselt nagu iseseisev, et see on väga huvitav. Ja mis ma tahtsin veel öelda, et mul on nagu ka muidugi kuidagi jälle sihuke hea koht, kust rääkida seda, et 40 ja ma naudingi seda praegu eluetappi, kus ma olen ja vallalisena, et aga mul on lapsed olemas. See on ka asi, mida ma näen praegu kõrvalt, et ikkagi natuke paar aastat nooremad või minuealised, et ikka kelle lapsi pole, et siis see nagu suur soov leida kaaslast, et seal on ka, tuleb see teine nagu vajadus mängu. Ja kui palju sa siis näed, et keegi hakkab tegema kompromisse, et see bioloogiline kell tiksub, soov täita vanema rolli, kas saada emaks või saada isaks, ega see ei ole ju naiste soov. Et me järjest rohkem näeme ka neid mehi, kes ütlevad, et ma tegelikult tahan saada isaks, mul selleks on vaja naist, kes on valmis sünnitama mulle minuga koos, eks ole, ja on valmis võtma ette selle protsessi, et see ei olegi ainult naiste teema. Ei ole, jah. Et kuidas sa näed seda protsessi siis, et kui palju siis lepitakse mingisuguse kompromisslahendustega, et ma lasen selle lati nagu nii alla. Ja ikka on näha, et me ühe sõbrannaga leppisime aasta alguses kokku, et potentsiaali ei armu. Saatsime sõnumeid ja siis kuidas, et ise hakkad teineteisele rääkima, no jaa, aga ma näen, et tegelikult on nagu väga tore, tegelikult on, aga miks ta siis ei ole praegu, kui nagu tegelikult kuskil ta on ja tal on seda potentsiaali areneda ja ma olen siuke, et ja ma usun, et ongi osadel seda potentsiaali areneda, aga see on väga selline, mis öeldakse, siuke punane lipp on ja no on erinevaid inimesi, minul on küll ka sõbrannast ümber, kes tegelikult ei ole nõus minema nii-öelda nagu alla lati, vaid on ka valmis selleks, et siis nad saavad üksi lapse. Et jällegi see mõte, et ma arvan, kui ma oleks sellises olukorras, siis ma saaks üksi lapse, pigem see, et ma teeks hästi palju kompromisse, sest ma pean ju jääma selle inimesega koos last kasvatama. Ja kui sul praegu ei toimi, et sa teed ainult selle nii-öelda nagu lapse ära, siis see koos kasvatamine on, see on ikka väga keeruline. Et see on juba veel keerulisem protsess, eks ole. Aga ma saan aru, et see, millest sa just rääkisid, minu meelest mind hästi kõnetab see, et see on selline ju vana traditsiooniline naljalugu, kus pulmapäeval pruutpaar vaatab teineteisele otsa ja mees vaatab härdunult oma naist ja mõtleb, oh, kaunis viiv, kesta veel. Ma loodan, et sa mitte kunagi ei muutu siin, et sa jääksid ajast igavesti selliseks, nagu sa täna oled. Ja on õnnelikumast mehest õnnelikum. Naine vaatab sama härdalt oma meest ja mõtleb, no milline potentsiaal, oota, kui veel ma su korda teen, kus siis meil elu hakkab ilusaks minema. Ja ma arvan, et see on nagu selles mõttes, me võime nalja visata selle üle.
Aga minu meelest see toob nähtavale 2 väga olulist sellist fundamentaalset arusaamist. Kui me räägime paarisuhetest, et noh, sul on ka pikk suhe selja taga, minul ka pikk suhe selja taga, täna uues suhtes, mis on ka juba pea 7 aastat kestnud, ei saa öelda, et oleks teine, oleks lühike suhe juba. Et ma arvan, et see on 2 niisugust fundamentaalset arusaamist. Esimene on, mitte kunagi miski asi ei muutu. Et see jääb täpselt nii, nagu meil alguses oli, mis ei ole tõde. Meie suhe alati muutub. Meie suhe muutub, meie suhe areneb, kas paremaks või halvemaks. Suhe alati muutub. Aga me usume, et suhe jääb samasuguseks, nagu ta kunagi oli. Ja see arusaamine selles, sõltuvused süvenevad, meie oskused arenevad, paranevad lootuses, eks ole. Et meil alati toimub see muutus, aga me klammerdume selle külge. Me kunagi olime ju nii armunud, see jääb igavesti. Me kunagi ju tegime neid asju nii, küllap see kestab aegade lõpuni. Ja teine kindel fakt on, elu toob nii palju muutuseid, et selles muutuste jadas säilitada see armastus, see paarisuhe, see hoitus, see meie üksus nii-öelda. Mulle hästi meeldib see mõte, et kui ma saan oma armsamaga käest kinni hoida, vaadata otsa põrgus see tulgu või veeuputus. Kui mul seda kindlust ei ole, mis mul siis on? Mis mul siis on? Kui mul ei ole seda ühte kätepaari, kelle käest kinni kõvasti hoida, kui see veeuputus tuleb. Mis mul siis on? Ja me ei räägi siin, ma ei tea, rahast, majadest, ma ei tea, kuulsusest, ma ei tea, millest muust, eks ole. Me räägime täiesti inimlikust aspektist. Ja mulle tundub, et need on need 2 niisugust aspekti, kus me võime hakata vaatama ka oma suhete koha pealt, et kuidas säilitada, mis on meile kallis, ja säilitada ka enda jaoks, et minu jaoks on oluline, et suhtes oleksid need asjad. Me rääkisime Toivoga ka psühholoogilist turvalisusest, et kui pühendunud me oleme, kui turvaline mul on rääkida, kui oluline on see, et ma avan mingeid teemasid ja ma ei saa karistada selle eest. Ma julgen öelda, et mul on mingisugused fantaasiad või mõtted või unistused ja ma ei saa halvaks panu. Ma julgen jagada oma mõtteid ja mu mõtted on vastu võetud. Ja ma loon vastu seda teist turvalisust, eks ole, et ma julgen öelda, et elu muudab meid. Ma olen väga teistsugune naine, kui ma läksin suhtesse, kui ma olin 18. Ma olin väga teistsugune naine, kui ma väljusin suhtest, olles 41. 23 aastat. Milline arengutee. Ma olin väga teises kohas endaga, minnes suhtesse ja lahkudes suhtest. Kas see kõik oli ebaõnnestunud suhe? Kindlasti mitte. Meil oli väga palju ilusaid aegu ja sellepärast ma arvan, et meil on vaja ka õppida ringi defineerima, mida me ütleme õnnestunud suhteks. Et suhe, igal juhul suhe lõpeb kas surmaga või lahkuminekuga. Kas see on siis ebaõnnestumine? Võib-olla see ongi õnnestumine, et me olime koos nii kaua ja need olid ägedad õppetunnid ja nüüd me liigume edasi ja siis toimub elu, on ju. Mul on 2 mõtet, et oi, mind ärritab kohe see, kui ma loen ka kuskilt meediast pealkirju või ka kui mina lahutasin, et see oli see, et nende abielu luhtus, jooksis karile. No mis asja, meil on jumala ilus abielu nagu, et see, et me otsustasime selle lõpetada, see on nagu otsus täpselt nagu, et kas tuleb lahutus või tuleb surm. Et see nagu, et see ei tähenda, et see on nagu läbi kukkunud. Et väga ilus 2 ägedat last sellest ja mina ei näe seda kuidagi, mina kuidagi ei kahetse seda ja ei näe läbikukkumisena. Ja teine küsimus, jälle, kuidas me sõnastame ühiskonnas asju. Ja teine küsimus, mõtlesin sulle, et võtsin rolli üle, et tegelikult see, aga palju sa näed enda ümber? Ja ma ei mõtle su kliente, aga näiteks enda sõpruskonnas selliseid tõesti teadlikke ja täisväärtuslikke suhteid, kus tegeletakse suhtega, et seesama, et see ei pea olema täpselt see audit, aga et on see, et suhteid, mis sa mõtleks, et vot, sul on ilus suhe, aga et vot ma tahaks ka sellist suhet. Kas sinu ümber on palju selliseid suhteid või? Ma ei saa öelda, et on palju neid suhteid. Tegelikult on vähe, on ju? Pigem on vähe ja mida ma ütlen on, mis mind ennast tegelikult pigem nagu häirib selle juures, on see, et arvatakse, et auditit peab ette võtma see, kellel on juba mingi jama. Ja mina ütleksin, et vaatame autosid, et me täna autodega, mina sõidan ka 3 aastat vana autoga, ma ei lähe ju autoga hooldus sellepärast, et see koliseb ja logiseb. Ma lähen hooldusse sellepärast, et ta sõidaks ja kestaks väga hästi edasi. Miks me oma suhtega nii ei tee? Ehk et see arusaamine, et ma tahan midagi ette võtta, auditeerida seda, et säilitada seda kaunidust või aru saada, et kas see suhe muudab suunda. Et see on tähtis, et kas ma olen teadlik, kuhu ma liigun endaga, kas ma olen teadlik, kuhu ma liigun oma paari suhtega. Mina ei olnud teadlik oma esimeses abielus.
Ja Minuga mitte. ja täna võin öelda, et minul just oli, siin paar nädalavahetust tagasi, oma sünnipäeva järgsel nädalavahetusel oma armsamaga nii keerulised vestlused, et süda oli rinnus valu täis. Ja ma arvan, et meil on väga ilus suhe. See ei tähenda seda, et meil ei tuleks neid vestluseid, kus me ei saaks teineteisest aru mingil hetkel, kus keegi ütleb midagi, ütleb, kuidas sa nii saad öelda, kuidas sa nii saad mõelda. Mul on täitsa arusaamatu see, sest see kuidagi ütleb, et sa ei ole mind näinud, sa ei ole mind kuulnud. Ja need on ehedad kohad. Ja siis tagasi tulla selle juurde, et siis ma usun, et me tuleme toime sellega, et ma usaldan, et me kestame. Vaatamata sellele, et see vestlus on nii valus ja nii aus. See loob lähedust, sest ma tahan sammukese sulle lähemale tulla. Ja jah, ja mulle tundub, et seal hakkab see, et kui me julgeksime ka sellest rohkem rääkida, et kui me räägime suhetes, siis ma mäletan kohe, kui ma raamatu esitlust tegin, siis ühes raamatupoes, siis mulle tuli ka üks tuttav sinna, ütleb, et mina olen nüüd õnnelikus suhtes ja kui ma varem olin see, kes rääkis kogu aeg õnnelikus suhtes olemisest, et ma olen õnnelikus suhtes, siis nüüd lükkab mul kohe mitu punast lippu ülesse. Räägi mulle, mis suhtes sa päriselt oled? Mida tähendab õnnelik suhe? Kas õnnelik suhe tähendab ehe suhe? Tähendab see hoitud suhe? Tähendab see seda, et ma julgen väljendada oma soove ja mu soovid on nähtud? Julgeb see seda, et ma tean, kus ma oma partneriga olen? Mida see õnnelikkus tähendab seda taga? Või see on see klišee ja see on see mask, et ma olen õnnelikus suhtes, järelikult nad on veel abielus, järelikult nad veel jagavad ühte aadressi ja järelikult nad ametlikult pole öelnud, et nende abielu luhtus. No et mis see õnnelik suhe siis on? Ja mulle tundub, et see õnnelik suhe selles kontekstis, kui me hakkame tähendust ringi mõtestama, on see, et mul on keegi, kellega koos konflikte lahendada. Mul on keegi, kes istub minuga ja arutleb, et saada paremasse kohta, kus me olime eile. Et meil on keegi, kellega koos ehitada ja arendada. See on nagu see, et mis mulle meeldib ja mida ma oma järgmises suhtes kindlasti kavatsen, et see, kes praegu kuulab, et siis sa tead, et võtame selle auditi ette ja siis, et see, et me oleme koos selle konflikti vastu, et me ei ole teineteise vastu, vaid me proovime leida lahenduse koos. Ja ma mõtlen näiteks, et väga altid, näiteks mina olen praegu küll, et meeskonnas, kui tekib meil mingi teema, täiega oled koos valmis leidma selle lahenduse, aga paari suhtes on teinekord see, et no ja aga sina võiks nüüd seda vabandada ja sina tegid nii ja sina võiks muutuda, onju. Et nii huvitav, et selle kõige lähedasemaga väga tihti vastupidi tekib see nagu vastasseis, onju. Aga seal ka see võimuvõitlus. Kellel on õigus, et me ikkagi võitleme ju millegi nimel. Ja tavaliselt mille nimel me võitleme? Me võitleme tegelikult kontrolli ja võimu üle. Kelle sõna jääb peale? Kelle otsused maksavad? Ja kui me ei teadvusta seda endale, siis me lähemegi võitlusesse nagu, et ma ei tea, kelle puhkuseplaanid lähevad või kelle sõprade juurde minnakse või et miks me kogu aeg sinu vanemate juures peame käima, miks me minu vanemate juures ei käi või et miks me sinu vanematega peame nii asju tegema ja et kelle sõna on peal, eks ole. Võideldakse väga palju hoole ja armastuse nimel. Ma tahan, et sa hooliksid. Ma tahan, et sa oleksid minu jaoks olemas. Ma tahan, et sa näitaksid välja, et ma olen tähtis. Ja selle usalduse, et kas sa seisad mu selja taga, kas sa kaitsed mind teiste eest. Et me võitleme tegelikult, küsimus on võib-olla mitte, et mis on need, kas selle klaasi pärast võitleme või mille nimel päriselt me tegelikult nagu lahingusse läheme. Ma käisin baariteraapias ka või käisime ja siis mulle jääb alatiseks meelde see, mis ta ütles, et kunagi ei ole asi vahetamata WC-paberirullis. Nii on ju. Et alati on millegis muus. Jah, alati on milleski muus, meie ootused ja vajadused ja ega mina ka ei ole varasemalt osanud seda kommunikeerida, et ikkagi on kuidagi, aga kui ma olen selle inimesega koos, siis tema peaks teadma, mida ma tahan ja kuidas ma tahan ja mida ma eeldan ja mida ma ootan ja siis hakkavad need väiksed nagu siuksed WC-paberirulli probleemid pihta. Ja minul oma esimeses abielus oli see väljend, oli kasutatud patarei kohver. See oli see, mis alati laiali kukkus ja alati ma sain selle peale pahane olla. Aga vaata, see on ka tegelikult see, millest sa ju räägid, et me anname justkui oma partnerile sama ootus, mis me vanemale anname. Et vanem ju teab, mida ma vajan. Tema ju täpselt teab, kuidas mind lohutada, tema täpselt teab, kuna mind sülle võtta, tema täpselt teab, millist toitu mulle anda, kui ma olen kurb. Tema täpselt teab. Ja kui ta ei tea, siis ta mõtleb välja. Sest on mul ootus, et tema mõtleb välja, siis me partneril on sama ootusse. Ma ei peagi endast teada andma. Ma ei peagi endast teada andma, et ma praegu vajan tegelikult ühte kallistust. Millal ma ütlesin oma partnerile, ma vajan kallistust, tule palun kallista mind. Või et ma tegelikult vajan kaisus olemist. Mul on nii raske päev, ma tahan lihtsalt kaisus olla. Ma
ma ei taha seksida sinuga, ma tahan lihtsalt kaisus olla, luba Mhm. mul olla turvaliselt hoitud. Kui vähe me seda ütleme ja meil väga vähe ütlevad mehed seda oma naistele. Naised ikka poevad kuidagi kaistu, aga see on Aga see väga see haavatavuse moment ju, just, siis sa teed haavatavaks, et ma just, sõltun just, sinust, et minu just, enesetunne praegu just, sõltub sinust. just, mis tähendab seda tegelikult, et no mina mõtlen selle peale, et aga vaata, kui me hakkame neid mänge ka mängima, et ma ei näita, et ma vajan sind, Mhm. siis me oleme tegelikult emotsionaalselt distantsed. Jaa. Sest ma ei näitagi, et mul läheb see korda, see, mida sa teed. Ma ei näitagi, et mul läheb korda see, et kui sa mind ei kallista, siis ma tegelikult olen kurb. Ma ei Mhm. näitagi sulle, sest sa võid seda hakata kasutama, ma olen muidu kohe nii avatud sulle Mhm. ja see teeb mind haavatavaks. Ja see need on omad dünaamilised mängud, mis sealt kohe käima lähevad. Et Mhm. me ikkagi oleme jällegi võimu peal, kelle käes on võim. Kas ma näitan sulle? Väga huvitav on ju, et miks Mhm. me teeme, kuigi me tahame nagu olla koos ja Miks me teeme? armastame ja ikka käib see Me mingi oleme võitlus õppinud on ju. selle manipulatsiooni kaudu lootuses saama seda, mida me tahame ja sellepärast ongi minu arust see täiskasvanu iga nii äge. Kui ma saan aru, et ma tegelikult ju igatsen lähedust ja ma olen lapsepõlves ära õppinud midagi, mis seda lähedust mulle tegelikult ei too, siis täiskasvanuna oleks mõistlik ju teistmoodi teha. Mhm. Aga meil on nii tugevad automaatsed nii-öelda mehhanismid sisse õpitud, et ma täiskasvanuna käitun samamoodi edasi ja siis loodan, et see toob mulle tulemuse, Mhm. mida ta tegelikult ei saa tulla, sest ma teengi nii-öelda vastassuunalist käitumist. Teine mõte, mis noh, imagoterapeudid räägivad sellest, mida ma väga usun, on see, et me saame kokku partneritega, kes on sarnases arenguastmes meiega ja sama lapsepõlve haavaga. Ainult et nende tervenemiseks on vaja teistsugust lähenemist, aga me oleme sarnases arengukohas, sarnase haavaga. Ja kui me Mhm. näeme teineteises potentsiaali ja seal on potentsiaal oluline, et kui ma hakkan nägema, et sinul on võimekus tegelikult õpetada mind kogema teisiti ja minul on võimekus õpetada sind kogema teisiti, siis me tegelikult saame koos terveneda. Aga Aga kui kui sa oled samal tasemel ja sama haavaga, kuidas sa seda siis märkad? no näiteks, et kui üks on harjunud sellega, et teda lämmatatakse kogu aeg lähedusega, et ta ei peagi ütlema, suud lahti tegema, kogu aeg lämmatatakse teda. Mhm. Ja teine jällegi tegelikult ütleb, et ma tegelikult tahan tähelepanu, et ma tegelikult tahan, et sa oleks kogu aeg minu suunal olemas, on ju. Siis üks peab hakkama õppima välja ütlema, et tead, ma tahan küll, et sa tuled mulle lähedale, aga ma tahan öelda sulle, mida ma vajan. Ära paku mulle, ma ei tea, kohvi ja piima ja suhkrut ja kõike muud, ma tahan ainult teed. Aga kui ma See küsin kõlab nagu mina. aga kui ma tahan teed, siis sa seda mulle ei paku, on ju. Ja see teine hakkab aru saama, ahaa, ma tegelikult ei pea üle rapsima, et ma pakun sulle kohvi ja piima ja suhkrut, sa tegelikult ei vaja seda. Mina pean õppima ootama, et sa tegelikult küsid mu käest teed Mhm. ja siis ma saan rahulikult pakkuda sulle teed ja see ei võta minult armastusväärsust ära. Mhm. Ja me õpime tegelikult vastastikku, aga meil on sama haav, et me tahame olla hoitud ja nähtud ja armastatud. Aga kuidas sa, kui sa oled seal nende mustritega ikkagi, kuidas siis, kust tähendab, kui varasemalt ei ole suutnud seda muuta, siis, kuidas nüüd äkki see juhtub, et mitte ei ole see, et vaata, ongi see, ollakse koos ja siis on pinge, pinge, Mhm, pinge ja kõik need kindumus veel asjad mhm, on ju ja siis kindumusasjad, mustrid ja siis see ikkagi kõik plahvatab nagu, jah, et kumbki ei tee seda mhm. sammu. Jaa, aga ühel hetkel siis Ikka hakkab teed. see Hakkab 40 pihta. hakkab 40. Ühel hetkel tõenäoliselt keegi vaat sellepärast ma arvan ka, et me seda podcast'i teeme. Et keegi ühel hetkel ütleb, et tegelikult see oli täpselt see, mida sa kirjeldasid meie kodus. Mhm. Ja ma tahan aru saada. Mina oma raamatus kirjutan ka kiindumussuhtes sellepärast, et nii paljud inimesed ei saa aru, Mhm. et nad on mingit sorti kiindumussuhtega ja nende enda käitumine toodab seda mudelit. Mina olen äreva kiindumussuhtega. Mul on palju olnud vaeva vaja näha, et olla tundega ma olen piisav, Mhm. et mitte tunda hirmu, et mu partner jätab mu maha. Mina Meie olen täiega vältiva näiteks. Mhm. jah, et mina mõtlen seda, et ma mäletan, et kui minu partner on Norras, me elame 2 eri aadressil. Ma mäletan, et kui me tulime esimeselt pikalt puhkusereisilt tagasi, Tallinnas ööbisime, mina pidin koju sõitma Tartusse, tema pidi Oslosse edasi lendama. Ma mäletan meil on tore 2 nädalat olnud. Ma tunnen, kuidas mul hakkab sees kruttima, ma ei julge küsida, millal sa uuesti tuled. Ma ei julge küsida, millal sa uuesti tuled, sest äkki ta ütleb, ma ei tule enam. Meil on imetore 2 nädalat olnud, ei Mhm. ole mingit põhjust arvata, et ta ei tule rohkem. Ma näen, et me oleme armunud nii, et noh, kõik nõretab armastusest ja ma tunnen, kuidas mul on raske seda lauset öelda. kuule, millal sa järgmine kord tuled? Ja kui ma selle lause välja ütlen, siis ma tunnen, kuidas mul hakkavad pisarad jooksma, sest see on nii pingeline küsimus. Siis ta Mhm. vaatab täiesti šokeeritud. mis sinuga juhtus? Ma ma ütlesin sulle, ma tulen 2 nädala pärast, mis sinuga juhtus? Ja ta ei saa aru, mis minuga juhtus. Mhm.
Ja mõtlesin, ma kartsin, et sa ütled, et ma ei tea, kuu pärast või 2 pärast või vaatame või. Siis ta ütles, kuidas sa kust? Ma ju tahan tulla. Need on need lood. Mm. Et kui me hakkame ennast märkama ja vot see on seesama, et me jõuame siia ja kui ma hakkan tundma ja kui ma hakkan näitama ja kui ma ikkagi rõhutan seda, ma ikka ise tuletan endale ka meelde, leia endale keegi, kes armastab sind nii palju, et aitab sul selle seljakotti lahti pakkida. Mm. Ja loo see turvalisus, et tema saaks oma seljakotti lahti pakkida. Ja see ei ole alati lihtne. Aga kui see juhtub, siis seal juhtuvad ilusad asjad, Mm. ehedad asjad. Ja ma arvan, et seal on see tähendusrikkus, vähemalt minu jaoks, et veel kord, mina täna ei ole mitte õnnelikus suhtes, vaid ma olen päris ehedas suhtes, kus Mm. aeg-ajalt ikka käed lähevad higiseks ja ausaid vestluseid tuleb ette. Ehe suhe on ilus. No aga Jaa. kui ma enne ütlesin mingi pool tundi tagasi, tund aega tagasi, et ei, et mina küll mingit suhet ei taha, siis ma nüüd nagu ma tahan ehedat suhet. Jah, ma juba söön oma sõnu. jaa, nii et jaa. Mis on midagi, mida sa tahad öelda kuulajale, vaatajale, midagi, mida sa ise oled kogenud või õppinud või mida sa oleks tahtnud kuulda võib-olla 10 aastat tagasi? Oh, tead, ma olen selle palju mõtelnud, et kas ma siis oleks teinud teistmoodi. Ma arvan, et ma ei oleks märganud, et ma ikkagi olen vist seda meelt, et me teeme selles hetkes ikkagi oma parimate teadmiste ja kogemuste põhjal neid otsuseid, mis me teeme, et seda nagu noh, kahetsust. Ainuke asi on see, et kas sa õpid või ei õpi. Minu jaoks on nagu see küsimus, et jah, me kõik teeme mingeid vigu, me kõik eksime, me teeme haiget iseendale, teistele, aga kas sa sealt õpid või ma ei tea, jätkad seda mustrit, et see on ka näiteks minu jaoks väga suur nagu piiride seade inimestega, et kui ma näen ka, et nad on noh, valmis midagi muutma ja siis ma olen valmis andma võimalusi, on ju, aga kui seal on nagu noh, lihtsalt ma ei tea, vabandused ja miski ei muutu, noh, nii tööalased kui suhetes ka, et siis see on nagu ohumärk, et kui see muutub harjumuseks. Aga mis ma öelda tahan, minu arust ikkagi on tore see, et võta aega iseendale. Mulle väga meeldib üks Fred Jüssi mõte, et head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga ja alguses võivad need asjad olla ka koledad, kui sa hakkad kokku saama iseendaga, et tuleb üles mingeid asju, millega sa ei ole rahul või sa hakkad tunnistama, peeglisse vaatama, et okei, tegelikult mina käitusin ka seal olukorras nõmedalt, noh, tegelikult ma tegin ise liiga, tegelikult mina olin see toksiline inimene, et aga see ei pea nii jääma. Et see on see, et kui me saame aru, et okei, aga me saame teistmoodi ja tõesti võtta ette neid, olla avatud, et võtta ette uusi kogemusi. Et sa ei tea, mis sulle võib meeldida. Ja ma ei räägi siin ainult seksist. Ma Jumal räägin nagu tänatud. kõigest. Jah, jumal tänatud. Et aga ka sellest ja kõik, noh, mis asjad, harjumused, inimsuhted, uued söögikohad, et see on ju, et miks me elame, minu jaoks on see, et kogeda. Et kogeda kõike seda, mis on antud ja tegelikult on nii palju, no me ei jõua, sealt tuleb jällegi see FOMO hakkab minul ketrama appi, ma ei jõua kõike seda kogeda. Et tahaks nii natuke elada ja siis tahaks niimoodi ka ja siis tahaks nii proovida. Et aga olla avatud ja mitte karta seda haavatavust, sest see tegelikult on ilus asi. Ja tegelikult kui inimesed julgevad olla, siis minu arust sealt sünnib nii ilusaid vestlusi ja mõtteid ja minu arust need asjad nagu päriselt muudavad meis midagi. Et ma näiteks näen enda ümber, mul on tõesti päris palju väga häid ja lähedasi sõpru, sest ma olen hästi investeerinud nagu oma sõprussuhetesse praegu. Aga on ainult teatud inimesed seal, kellega vestlused päriselt pärast vestlust mõtlen, nii, ma tahan muutuda. Ma tahan midagi teistmoodi teha. See, kuidas ta mind praegu peegeldas, ma päriselt ma tahan midagi muuta. Et ja sealt tuleb see, et ma pärast tagasi mõtlesin, vaat, aga sellepärast, et me olime nii ausad ja haavatavad ja läbipaistvad. Mäletad, sa ühel koolitusel ütlesid nii ilusti, et on ausus ja on läbipaistvus. Ja enne minu jaoks ei olnud neil nagu kahel, ma ei olnud mõtelnud niimoodi, et noh, suhtes peame ausad olema, aga tegelikult me võiks olla läbipaistvad. Ja minu arust ka sõprussuhetes on see, et mitte siis, kui sult küsitakse, et kas sa midagi tegid, aga sa julged ja minna ja öelda ja olla läbipaistev. Ja sa julged seista ka selle tegude taga, mis sa teed, et ma arvan, et siin on ka see koht, et kas ma julgen tunnistada, mitte see, et kas ma jäin vahele või keegi märkas midagi, et kas ma julgen tunnistada, et ma tegelikult tegin midagi või ma käitusin kuidagi või ma ei pannudki tähele tegelikult ühte või teist või kolmandat asja. Ma teen selle läbipaistvaks ja siis võtan vastu ka selle vastutuse, mis sealt tuleb. Et see on hästi väärtuslik, mis sa ütled. Et kuidas olla ehe iseendaga
Ja mulle ka hästi meeldib see, võib-olla millega ma tahan ka lõpetada, on mõelda, et ma tahan olla läbi suhete parem versioon iseendast. Mm. Et väga sageli öeldakse, et kus on see mister või missis õige. Aga mulle endale meeldib mõelda, kas mina olen see missis Mm. õige. Mhm. Kas mina olen see parem versioon iseendast, et minuga tahetakse olla koos? Mhm. Kas ma ise tahan endaga olla koos? Et ma Oh. ei saa sinna lihtsalt mitte midagi parata, et meil algab see Mhm. teekond endast. Mul alles hiljuti üks inimene küsis, et kas sa iseendaga tahaks suhtes olla. Mhm. Ja ma pean ütlema, et tollel hetkel, see oli mõned kuud tagasi, minu aus vastus oli, et ei, tegelikult ma ei tahaks. Mhm. Et ma tollel hetkel pakkusin nii palju ebakindlust ja veel mingeid asju, mis ma tundsin, et ei, issand jumal, ma küll ei tahaks, et mul oleks selline inimene. Et see mõte, et tee nimekiri, 25 asja pane kirja, mida sa ootad kaaslaselt, aga siis võta see hetk, et mida sul pakkuda on ka päriselt. Et kas see on võrdväärne, et see, mida meie ootused ja see tegelikult, mis me saame pakkuda Jah. ja tahame. Aitäh, Sandra! Mul oli erakordselt äge sinuga rääkida. Sa oled vägev naine. Aitäh! Minul ka, mul on selline tunne, et nagu räägiks edasi. Ja just. Ma olen veendunud, et me teeme seda veel. Ma loodan, ma väga loodan. Ja ehk ka mitte ainult podcasti versioonis. Ja. Mulle väga meeldiks see. Aitäh sulle! Aitäh sulle! See oli üks erakordselt põnev vestlus Sandraga, rääkides elust, armastusest, ehedusest, julgusest ja mis juhtub siis, kui inimestel on hirm suurem kui julgus teostada iseennast või tuttavaks saada iseendaga. Mul oli suur rõõm, et sa olid meiega ja kohtume jälle 2 nädala pärast. Ole hoitud ja ikka armastusega!